Sõda Ukrainas on viimase nädala jooksul märkimisväärselt eskaleerunud. Ukraina on oluliselt tõstnud oma operatsioonide tempot nii rindel kui ka õhus ning näib olevat Venemaal valusale kohale vajutanud. Venemaa korraldas mitmele Ukraina linnale massiivse rünnaku, kasutades rekordarvu droone ja rakette, millele vastas Ukraina kohe suure rünnakuga Moskvale ja mitmele teisele piirkonnale. Kuid ukrainlased on samuti tõhustanud oma rünnakuid Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladele. Ja just üks neist rünnakutest okupeeritud Luhanski oblastis asuvas Starobilskis on venelasi eriti häirinud. Vastuseks sellele korraldas Venemaa mais ühe oma rängimaid rünnakuid Kiievile ning on ähvardanud lähitulevikus veelgi tugevamalt rünnata. Kuid vastuseks sellele jätkas Ukraina omapoolset jõudemonstratsiooni, korraldades laastava rünnaku ning nüüd valmistuvad nii Ukraina kui ka kogu maailm selleks, mis edasi saab. Tänu Ukraina laastavale vasturünnakule pole selle sõja panused ilmselt kunagi varem olnud nii kõrged. Siin on kogu lugu sellest, mida Ukraina tegi ja mis võib edasi juhtuda. Starobilskile 22. ja 23. mai ööl toimunud rünnak oli üks paljudest, mis on viimastel nädalatel okupeeritud alasid piinanud. Ukraina näib olevat loonud olulise tapatsooni mööda olulist M14 maanteed. See on peamine logistikatee okupeeritud alal, kulgedes ida-lääne suunas ja ühendades Venemaa mandriosa Krimmiga. Tee, mida varem peeti eluteeks, on muutunud surmateeks. Kaadrid näitavad 10 sõjaväesõidukeid, naftatsisterne ja muid sõidukeid tee ääres põlemas või juba maha põlenud. Tee, mida Venemaal tuntakse kui RR280, muutus nii ohtlikuks, et Vladimir Saldo, Hersoni oblasti Vene okupatsioonivõimude juht, oli sunnitud välja andma määruse, mis piirab kaubaveokite liikumist suurel teelõigul. Kuid rünnakud okupeeritud aladel ei lõppenud kindlasti sellega. 20 mail teatas Robert Brovdi, Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem, et tema üksused tabasid Vene droonipilootide väljaõppelaagrit okupeeritud Šnižne linnas. Ta väitis, et selle tagajärjel hukkus vähemalt 65 kadetti ja üks instruktor. Järgmisel päeval teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et veel üks rünnakute seeria tabas Vene julgeolekuteenistuse peakorterit ja õhutõrjesüsteemi okupeeritud Ukraina Hersoni piirkonnas, tappes ja haavates ligi 100 venelast. Ukraina kindralstaabi andmetel tabasid Ukraina väed 25. ja 26. mai vahel ka Vene komandopunkti Ocheretinas Donetski oblastis ning piirkondliku komandopunkti Verknivoknjahrinetsias Zaporižja oblastis. Vene vägede poolt kasutatud maapealsed juhtimispunktid Nesterjanka lähedal Zaporižjas ja Novorodivkas Donetski oblastis said samuti väidetavalt tabamuse. Aga ukrainlased alles alustasid. Nad tabasid ka Vene droonide ladu ja logistikadepoo Novopatriarka lähedal, veel üht logistikaladu Donetski linnas ning raudtee kütusevagunit Debaltseve lähedal. Kõik need asuvad Donetski oblastis. Ukraina väed teatasid samuti edukast löögist Vene 1L-125 Niobis radarijaamale Jaski lähedal Luhanski oblastis 24. mail. Kuigi lääne meedias sellest ei teatatud, väidab Vene meedia samuti enneolematut rünnakut Enerhodari linnale, kus asub Zaporižja tuumaelektrijaam 27. mail. Jaama kommunikatsioonijuht Jevgenia Yashina ütles Vene meediale, et teatati vähemalt 50 plahvatusest, mille tagajärjel olid sideühendused häiritud ja osa linnast jäi elektrita. On selge, et okupeeritud alad on saanud tugevalt pihta ja venelased on seda valusalt tundnud. Kuid just Ukraina rünnak Luhanski oblastis asuvale Starobilskile 22. mail on venelasi tõeliselt marru ajanud. See on ilmselt isegi tagasihoidlik hinnang sellele, milline meeleolu Venemaal pärast seda rünnakut valitses. Tegelikult võib see rünnak mitmes mõttes osutuda nende putšaks. Nagu sa ilmselt mäletad, okupeeris Venemaa oma esialgsel pealetungil Kiievi suunas 2022. aasta märtsis Butša linna, mis asub Kiievi äärelinnas. Pärast nende taandumist leidsid Ukraina väed tänavatelt, keldritest ja massihaudadest sadu surnud tsiviilisikuid. Ovreid leiti sageli käed selja taga seotud ja kuulihaavadega peas. See juhtum põhjustas ülemaailmset pahameelt ja kiirendas rahvusvahelist toetust Ukrainale. Kuid võib-olla veelgi olulisem on see, et see ühendas rahvast ja suurendas toetust Ukraina valitsusele ja vägedele, et vastu seista Vene sissetungile. Võib väita, et rohkem kui ükski teine sündmus sõjavarajases staadiumis. Vastupidist kinnitavast tõendite hulvast hoolimata eitas Venemaa neid väiteid. President Vladimir Putin, välisminister Sergei Lavrov ja isegi Valgevene president Aleksandr Lukašenka nimetasid seda lavastatud rünnakuks. Aga nüüd on Starobilskis paljuski rollid ümber pööratud. Ukraina väidab, et tabas linna lähedal eliitvene drooniüksuse Rubikon peakorterit. Kindralstaap teatas, et see oli vaid üks mitmest sõjalistele sihtmärkidele tehtud rünnakust sel õhtul.
Kuid venelased ei teatanud sellest nii. Tegelikult oli asi hoopis teisiti. Venelased väidavad, et tegemist oli külmaverelise rünnakuga õpetajakoolituse kolledžile, mille tagajärjel hukkus 21 inimest ja 10 said vigastada. Nende sõnul olid enamik ohvritest õpilased, teismelised tüdrukud vanuses 14–18 aastat. Nad väidavad, et Ukraina droonid tabasid esmalt ühiselamud, kus tüdrukud magasid. Seejärel järgnes mitu droonilainet, kokku 16 drooni, mis sihtisid ellujäänuid ja neid, kes püüdsid neid päästa. Kohapeal tehtud kaadrid näitavad tõepoolest mitut hävitatud hoonet Luhanski pedagoogikaülikooli Starobilski kolledžis. Sealhulgas näib olevat 5-korruseline ühiselamuhoone varemetes. Pärast tulist ja ausalt öeldes väga ebameeldivat ÜRO Julgeolekunõukogu istungit, mille Venemaa kutsus kokku selle rünnaku arutamiseks, lükkasid Euroopa riigid nagu Taani ja Läti Venemaa versiooni kategooriliselt tagasi. Vastuseks sellele korraldasid venelased välisajakirjanikele reisi sündmuspaika. Välisministeeriumi andmetel keeldusid BBC, CNN ja kõik Jaapani meediakanalid kutse vastu võtmast erinevatel põhjustel. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova on seejärel süüdistanud CNN-i rünnaku ettevalmistuse filmimises, tuginedes kanali korrespondendi Nick Patton-Walshi raportile. Siiski olevat 50 ajakirjanikku 19 riigist selle reisi ette võtnud. Salvestatud materjalist ei ole võimalik tuvastada ühtegi sõjalist objekti sellel alal. Praegu on väga raske öelda, mis tegelikult juhtus. Võib-olla me ei saa seda kunagi teada. Küll aga on vaieldamatu, et Venemaa reaktsioon on olnud pretsedenditu, vähemalt Ukraina sõja kontekstis. Vene meedia on sellele sündmusele pööranud suurt tähelepanu, pakkudes laialdast kajastust, mis meenutab väga sündmusi pärast Butša juhtumit. Võib öelda, et rahvas on šokeeritud ja nördinud, mitte ainult rünnaku pärast, vaid ka seetõttu, et nende väitel pilkas Ukraina hiljem seda tragöödiat. Ukraina hoogustuvad rünnakud Venemaa taristu vastu, enneolematu rünnak Moskvale eelmisel nädalal ning kasvavad rahalised mured olid juba oluliselt halvendanud meeleolu riigis, eriti pealinnas. Kuid Starobilski rünnak näib olevat ületanud mingi rahvusliku psühholoogilise punase joone. Lühidalt öeldes tahavad nad verd ning surve Putinile jõuliselt vastata on mitme taseme võrra kasvanud. Putin nimetas rünnakut terroriaktiks. Ta rõhutas, et läheduses ei olnud ühtegi sõjaväeobjekti, luureteenistuse rajatist ega muid seotud teenuseid. Seetõttu puudub igasugune alus väita, et laskemoon tabas hoonet meie õhutõrje või elektroonilise sõjapidamise süsteemide tõttu. Veelgi ähvardavamalt teatas Venemaa välisministeerium, et 22. mai rünnak oli viinud sõja murdepunktist kaugemale ning hoiatas, et Venemaa kannatus on nüüd otsas. Vladimir Putin olevat palunud oma sõjaväel esitada ettepanekuid vastulöögiks ning need saabusid peagi. Järgmisel õhtul korraldas Venemaa ühe seni rängima rünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele. Ukraina õhujõud teatasid, et kokku tuvastati 90 raketti ja 600 drooni. Õhujõudude esialgsete andmete kohaselt tulistati alla või peeti kinni 55 ballistilist ja tiibraketti ning 549 drooni, samas kui 19 raketti ei pruukinud oma sihtmärkideni jõuda. Siiski tunnistati, et 54 asukohas tabas sihtmärke 16 raketti ja 51 drooni. Ukraina õhujõudude pressiesindaja Yuri Ignat näis neid allatulistamise määrasid kahtluse alla seadvat. Meil oli tõesti tõsine rünnak. 90 raketti, 600 drooni, peaaegu kõik pealinnas. See on tõesti probleem, ütles ta. Ringlevatest kaadritest on väga vähe tõendeid õhutõrje tegevuse kohta linna kohal rünnaku ajal. Siiski on muidugi võimalik, et õhutõrje oli edukam teistes rünnatud piirkondades. Cherkasso, Harkiv, Odessa, Poltava, Sumu ja Žõtomõr. Tundub, et venelased kasutasid vähemalt ühes rünnakus ka palju arutatud väidetavat Vene superrelva, Orešnikut. Zelenski kinnitas geolokaliseeritud kaadritest saadud tõendeid, et Orešnik tabas Biljassivka linna Kiievi piirkonnas. Ilmusid mitmed klipid sellest rünnakust, millest üks oli huvitaval kombel hoopis Donetski linna geolokatsiooniga. Selle videomaterjali põhjal näib, et teine löök toimus Donetski põhjaosas, kusagil mööda joont, mis kulgeb linnast läbi Donetski ja Ida-Harkivi oblasti Venemaa Belgorodi piirkonda. Teised raportid väidavad, et tulistati teine Orešnik, kuid see ebaõnnestus ja kukkus alla kusagil Venemaa sees või okupeeritud aladel. Sellist ülevaadet sa ei leia ühestki tavalisest sõjalisest kanalist YouTube'is. Kui soovid igapäevast ülevaadet kõige olulisematest lugudest ja sellest, miks need tähtsad on, vajuta tellimisnuppu. Praegu pole selge, mida venelased täpselt Biljassivkas tabasid ja kas see oli nende tegelik sihtmärk. Löögipaiga lähedal asub lennuväli ja tööstuspiirkond, kus võivad paikneda sõjalised rajatised, kuid esmapilgul tundub, et tabamuse said tsiviilpõllumajanduslikud ja tööstusrajatised ning tekitatud kahju on vaid pealiskaudne. Sellegipoolest tõi Orešniku kasutamine kaasa Euroopa liidrite terava hukkamõistu.
Prantsusmaa president Emmanuel Macron mõistis selle rünnaku hukka kui märgi Venemaa agressioonisõja tupikust ja ummikseisust. Saksamaa kantsler Friedrich Merz nimetas rünnakut hoolimatuks eskalatsiooniks ja kinnitas, et Saksamaa seisab kindlalt Ukraina kõrval. Ja Kaja Kallas, EL-i välispoliitika juht, kirjeldas selle kasutamist poliitilise hirmutamistaktika ja hoolimatu tuumašantaažina. Orežnik on peamiselt mõeldud tuumarelvana, kuid selle 6 raketi last, millest igaüks vabastab 6 alamlaskemoona, saab kasutada ainult puhtalt kineetilise relvana, ilma igasuguse lõhkepeata. Vladimir Putin on varem väitnud, et selle ehituses kasutatud erilised materjalid põlevad peaaegu sama kuumalt kui päikese pind ning selle tulemusena suudavad raketid tungida sügavale kindlustatud rajatistesse. Rünnak Biljasivka vastu ei olnud tuumalöök. Seenekujulist pilve ega kiirgust ei registreeritud, kuid tuumaoht, millele Kaja Kallas viitas, on selge. Vene sõnum on, et järgmine Orežniku rünnak võib kanda tuumalõhkepeasid. Ja praegusel hetkel pole tõendeid, et Ukrainal või kellelgi teisel oleks õhutõrjevahendeid, mis suudaksid seda peatada. Kuid Orežnik polnud kaugeltki ainus raketitüüp, mida rünnaku ajal kasutati. Vene kaitseministeeriumi andmetel viidi rünnakud läbi Orežniku, Iskanderi, Kinžali ja Sirkoni rakettidega, samuti õhu-, mere- ja maapõhiste tiibrakettide ning ründedroonidega. Nad väitsid, et tabasid Ukraina maavägede peastaabi juhtimispunkte, kaitseministeeriumi peamise luurevalitsuse juhtimispunkte ja muid Ukraina juhtimispunkte ning täpsustamata sõjalist infrastruktuuri. Nagu nad alati teevad, väitsid nad ka seekord, et tsiviilobjekte ei sihitud, kuid tõendid viitavad vastupidisele. Teatavasti tabati elumaju, kaubanduskeskusi ja päästeteenistuste hooneid. Zelenski ütles, et kokku hukkus 4 inimest ja sai vigastada 100. Rünnati ka veevärgi rajatist ning Kiievi Tšernobõli muuseum oli sisuliselt hävitatud. Ukraina siseminister Ihor Klemenko nimetas rünnakut muuseumi vastu sihilikuks rünnakuks ajaloo, mälu ja tõe vastu. Varem teatas Kiievi linnapea Vitali Klitschko, et üks inimene hukkus pärast seda, kui keskse Ševtšenko rajooni 9-korruseline elumaja sai tabamuse ja ülemistel korrustel puhkes tulekahju. Samas rajoonis blokeeris kooli varjendi lähedale tabanud löök selle sissepääsu rusudega ja jättis mitu inimest sisse lõksu. Väidetavalt sai kahju iga Kiievi rajoon. Kõnekalt oli ainus sõjaline infrastruktuur, mille tabamises Ukraina võimud kinnitasid, Ukraina maavägede juhtimishoone. Kuid tuntud Ukraina kaitseministeeriumi nõuniku Sergei Flash-Beskresnovi sõnul pole seda rajatist sõja algusest saadik kasutatud. Ta kinnitas ka, et Lukinovka tehas, mis oli juba varasemate pommitamistega kahjustada saanud, sai samuti tabamuse. Seega pole lõppkokkuvõttes selge, mida venelased sellega saavutasid, peale selle, et Kiiev nägi päikesetõusu ajal välja nagu maailma lõpu keskpunkt. Kas ukrainlased võtsid rünnaku vastu käed rüpes? Loomulikult mitte. Kättemaks oli kiire, laastav ja jätkuv vaibumatult. 27. mai varahommikul ründas Ukraina sõjalennukite remontitehast Taganrogis, Rostovi oblastis. Kuberner Juris Leusar väitis, et õhutõrje tulistas linna kohal alla raketi, mille rusud vigastasid 2 naist, neist 1 raskelt. Kuid Vene väljaande Astra analüüsitud videomaterjal viitas sellele, et rünnak tabas 325. lennukiremonditehase lähistut. See on rajatis, mis teenindab Vene sõjalennukeid. Sealhulgas AN-12 ja IL-76 transpordilennukid, Su-24 pommitajad, Su-25 ründelennukid ning Mi-8 ja Mi-24 helikopterid. See rajatis on saanud sanktsioonid Euroopa Liidult, USA-lt ja Ukrainalt oma rolli eest Venemaa sõjapüüdluste toetamisel. Veelgi põhja pool raputasid Ukraina raketirünnaku plahvatused Voroneži Baltimori sõjaväe lennuvälja ümbrust. See baas on koduks Su-34 hävituspommitajatele, mida Venemaa kasutab ulatuslikult rünnakutes Ukraina vastu. Võõrvõimu Voroneži kuberner Aleksandr Gušev ütles, 2 kiiret sihtmärki hävitati linna kohal, lisades, et rusud kahjustasid tsiviilhooneid, kuid ohvreid ei olnud. Ukraina jälgimiskanal Selanova Plus väitis, et sihtmärkideks olid Briti-Prantsuse Storm Shadow tiibraketid, mis olid suunatud lennuväljale. Internetis leviv video näitas, kuidas pärast rünnakut tõusis piirkonna kohale paks must suits, mis viitab otsestele tabamustele, mitte rusude tekitatud kahjustustele. Samal ööl ründasid Ukraina väed taas raskustes olevat Tuapseri linna Krasnodari Krais. See on vähemalt 5. kord, kui see strateegiliselt oluline linn on saanud tabamuse juba ainuüksi 2026 aasta kevadel. Linnas asub oluline naftatöötlemistehas ja mereterminal, kus laaditakse tehase tooteid laevadele ekspordiks. Varasem rünnak 1. mail muutis linna ajutiselt elamiskõlbmatuks põrguks, kus õhk oli nii paks suitsust, et hingamine muutus ohtlikuks ja mürgiseks. Naftaaga täidetud, must vihm ja suur naftareostus, mida pole isegi 6 aega hiljem täielikult puhastatud.
Viimane rünnak näib olevat sihitud merenaftaterminali ja rafineerimistehase pihta, põhjustades suure tulekahju. Krasnodari Krai operatiivstaap kirjeldas kahjustusi etteaimatavalt kui droonide rusude kukkumisest põhjustatud. Kuid enamasti, nagu nägime Taganrogis ja Voronežis, on see otsetabamuse kohta kasutatav pehmendav väljend. Lõpuks sattus rünnaku alla ka okupeeritud Krimm, nagu see juhtub väga sageli. Sevastopoli kuberner Mihhail Razvazajev teatas, et Ukraina droonid ja Storm Shadow raketid sihtisid öö jooksul linna, kusjuures üks rakett tabas Venemaa keskpanga lõunadirektsiooni hoonet. Tabamus süütas katuse tulekahju ning purustas aknad ja rõdud lähedal asuvates elamutes, kuid kohalike ametnike sõnul ohvreid ei olnud. Venemaa kaitseministeerium väitis hiljem, et nende õhutõrje pidas kinni ja hävitas öö jooksul 140 Ukraina drooni 7 Venemaa piirkonnas ja Krimmis, kuid raketirünnakutest ei mainitud midagi. Nüüd valmistuvad Ukraina ja kogu maailm selleks, mis edasi saab, samal ajal kui riik kahtlemata kavandab oma järgmist lööki. Esmaspäeval enne Ukraina vastulööke teatas Venemaa välisministeerium, et nende relvajõud alustavad niinimetatud süstemaatilisi rünnakuid Ukraina sõjatööstusrajatiste vastu Kiievis, samuti niinimetatud otsustuskeskuste vastu. See kutsus välismaalasi ja diplomaatilist personali üles linnast evakueeruma ning elanikel hoiduma sõjalistest ja administratiivsetest piirkondadest. Isegi USA pole suutnud tagajärgi vältida. Vahetult pärast hoiatust helistas väidetavalt Venemaa välisminister Sergei Lavrov välisminister Marco Rubiole ja ütles talle ühemõtteliselt, et Washington peaks evakueerima diplomaadid USA saatkonnast Kiievis. Kuid tema hoiatust näib olevat suures osas eiratud. Kolmapäeval ütles Kaja Kallas, et EL-i diplomaadid ei lahku ning tema sõnul oli ainult üks riik hakanud oma saatkonda tühjendama, USA, kes aga eitas seda väidet kiiresti. USA saatkond on avatud. Meie tegevuses ei ole muudatusi ja vastupidised väited on valed, postitati X-is. See on viimane pikkadest piinlikest väljaütlemistest Kaja Kallaselt, mis on põhjustanud üha kasvavat kriitikat meedia ja analüütikute poolt. Sellegipoolest näivad Euroopa diplomaadid jäävad paigale, hoolimata Venemaa karmist hoiatustest, mis viitavad sellele, et Kiievi administratiivpiirkond võib peagi rängalt kannatada saada. Ukraina välisminister Andriy Shabry lükkas Moskva hoiatused tagasi kui häbitut väljapressimist, öeldes, et need ähvardused ei hirmuta lääne diplomaate, kes tegutsevad Ukraina pealinnas. Tõepoolest, EL-i suursaadik Ukrainas Katerina Mladenova lükkas evakuatsioonikutseid tagasi, kinnitades, et lääne esindused jäävad linna. Kuid kogu selle bravuurikuse all on märke, et Ukraina on mures selle pärast, kui tõsised võivad olla järgmised Vene rünnakud. Kolmapäeval väitis tuntud Ukraina analüütik kindralleitnant Ihor Romanenko, et Venemaa koondab ballistilisi rakette ja võib umbes nädala pärast korraldada massiivse rünnaku. Endine kindralstaabi ülema asetäitja ja Ukraina turvalise taeva algatuse asutaja ütles, et Venemaa suurendab oma rünnakutes ballistiliste rakettide osakaalu, et kasutada ära Ukraina õhutõrje ballistiliste rakettide tõrjerakettide nappust. Samuti kirjutas kolmapäeval Volodõmõr Zelenski avaliku kirja president Donald Trumpile, mille Ukraina suursaadik USA-s Olena Stefanishina väidetavalt kongressile edastas. Selles tõi ta selgelt välja Ukraina õhutõrje ballistiliste rakettide nappuse ja palus USA-lt kiiremat Patriot tõrjerakettide tarnet. Ballistiliste rakettide eest kaitsmisel toetame peaaegu täielikult Ameerika Ühendriikidele. Praegune pöörprogrammi tarnetempo ei vasta enam sellele ohutasemele, millega me silmitsi seisame. Palun teie abi Ukraina õhuruumi kaitsmisel Vene rakettide eest, kirjutas ta. Ole selge, kas Trump on vastanud või kuidas ta võiks vastata. Kuid samal ajal on Vene blogijad märkinud, et selle nädala rünnakud keskendusid Venemaa õhujõududega seotud sihtmärkidele, eriti nende sõnul väljadele ja rajatistele, kust Venemaa tulistab rakette Ukraina pihta. Nad spekuleerivad, et see võib olla katse takistada või edasi lükata massiivset rünnakut, mis Romanenko väitel on tõsiselt ettevalmistamisel. Aga on üks küsimus, millele keegi ei taha mõelda ja seda mõjuval põhjusel. Kas Putin annab loa taktikalise tuumarelva kasutamiseks? Venemaa kõva liini pooldajad on saanud viimaste rindel tagasilöökide tõttu valusa löögi, Ukraina kasvava võime tõttu karistamatult sügavale Venemaale tungida ning nüüd ka Starobilski rünnaku tõttu. Nad nõuavad äärmiselt karmide meetmete kasutamist, kuid on vaieldav, kas Venemaal on tegelikult piisavalt tavarelvajõudu, et anda Kiievile tõeliselt purustav löök või tulla toime võimalike tagajärgedega. Sellised hääled nagu professor Sergei Karaganov, välis- ja kaitsepoliitika nõukogu presiidiumi auesimees, on juba ammu survestanud Putinit Ukrainaga tegelemisel kindaid käest viskama, kuid Putin on need suures osas maha surunud. Nüüd näib Karaganovi sõnum üha enam kõlapinda leidvat. Ta väidab, et kui Venemaa tohutust tuumarelvade varust ei piisa agressiooni tõrjumiseks, peab Venemaa osa neist kasutama, et heidutust taastada. Ja ta ei nõua ainult rünnakuid Ukraina vastu.
Ta tahab sihikule võtta ka need Euroopa riigid, mis Ukrainat kõige rohkem toetavad. Sümboolsed rünnakud alustuseks, siis võib-olla vähem sümboolsed, ütles ta Vene väljaandele Vesti. Vladimir Putin on korduvalt sõja jooksul punaseid jooni seadnud, kuid on alandavalt lasknud neil ületada ilma eriliste vastusammudeta. Ukraina ja paljud teda toetavad riigid on iga kord võimalust kasutanud, et panuseid tõsta. Kuid seekord tundub olukord teistsugune. Kas Vladimir Putin jätab taas oma enda joone kaitsmata või oli Starobilsk tõesti viimane piisk, nagu Sergei Lavrov ütles? Ja kui Venemaa on nii valmis kui ka, mis veelgi olulisem, suuteline andma Ukrainale või kaugemale tõeliselt laastava löögi, siis kuidas reageerib lääs? Suurem osa Venemaa ja Ukraina sõja kajastusest keskendub ainult rindeliinidele. Regulaarselt ilmub lugusid sellest, kuidas üks või teine pool võidab maad juurde või vallutab vaidlusaluse asula ning analüütikud uurivad põhjalikult statistikat mõlema poole territooriumi võitude ja kaotuste kohta. Aga seda sõda ei peeta ainult rindel. Tegelikult toimub teinegi sõda kaugel tagalas, sügaval okupeeritud Ukraina aladel, nagu Herson ja Krimm. See on sõda, mis võib-olla on isegi tähtsam kui rindekontrolli pärast peetav võitlus, sest sellel on palju suurem mõju mõlema poole pikaajalistele võiduväljavaadetele. See on sõda, mida Venemaa kaotab ja tõendid selle kohta on selgelt näha. Kunagi turvalised teed muutuvad nüüd põrgumaanteedeks. Ammused varustusteed lõigatakse läbi. Ühendused lõigatakse läbi, kolonne põletatakse ja liikumisi takistavad droonid, raketid ning ootamatud rünnakud, mida keegi poleks osanud ette näha ega milleks valmistuda. Tükkhaaval hävitab Ukraina Venemaa võime varustada rindelõike, toita oma hiiglaslikku sõjamasinat ja pidada seda sõda. See on sõda sõja taga. Ja et mõista, miks see nii oluline on, peame kõigepealt mõistma üht kuldreeglit kaasaegsete konfliktide kohta. Võit ei pruugi kuuluda sellele poolele, kellel on rohkem tanke, sõdureid või muid ressursse, vaid sellele, kes suudab neid ressursse kõige tõhusamalt liigutada. Nagu legendaarne USA kindral Omar Bradley kunagi väidetavalt ütles, amatöörid räägivad strateegiast, professionaalid räägivad logistikast. Eriti konfliktis, mis on kestnud nii kaua kui see, on logistika sama oluline kui üldine tulejõud. Kui Venemaa tahab jätkata surve avaldamist Ukrainale 100 miilide pikkusel rindejoonel, peab ta suutma ohutult viia vägesid nendesse piirkondadesse. Aga see pole veel kõik. Samuti on vaja vahendeid teiste oluliste varude, nagu relvade ja laskemoona transportimiseks. Remondimeeskonnad peavad pääsema kohtadesse, kus tankid ja soomukid on saanud kahjustada. Meditsiinimeeskonnad peavad saama liikuda ohtlikesse piirkondadesse, et evakueerida haavatud sõdureid. Kütus peab pidevalt rindele jõudma, et Venemaa rünnakumeeskonnad suudaksid oma sõidukeid töös hoida ja oma rünnakukavasid ellu viia. Iga rindejoone taga peab olema ulatuslik ja keeruline logistika ning varustusahelate võrgustik, mis seda toetab ja ülal peab. Ja kui see võrgustik kokku kukub või isegi häiritakse, laguneb kõik muu selle ümber. Ilma varustusliinideta, mis seda varustavad, muutub iga armee märgatavalt nõrgemaks, andes vastasele võimaluse vastulöögiks. See on põhjus, miks isegi kui eesliini tulevahetused ja territooriumi kontrolli statistika on olulised, ei seisne see sõda enam ainult selles, kumb pool kontrollib milliseid maa-alasid. Nüüd, 5. aastal, muutub see üha enam küsimuseks, kumb pool suudab tegelikult oma operatsioone jätkata ja teisest kauem vastu pidada. Sellest on saanud vastupidavuse konflikt ja Ukraina mõistab seda. Ukraina saab aru, et ta ei pea tingimata hävitama iga Vene tanki, kui ta suudab tagada, et neil tankidel pole kütust, et liikuda. Ta ei pea tapma iga Vene sõdurit, kui ta suudab katkestada varustusliinid, mis neid toidavad. Ja nii on ta liikunud üksikute lahinguväljaüksuste ründamiselt kogu süsteemi ründamisele, mis neid ühendab ja käitab. See on muutus, mis võib osutuda otsustavaks, sest me oleme varemgi näinud, kuidas logistika võib isegi kõige tugevamaid armeesid kas päästa või hävitada. Tegelikult korduvalt kogu ajaloo vältel. Kuulus Prantsuse kaiser Napoleon Bonaparte õppis näiteks omal nahal, kui oluline võib logistika olla, kui ta marssis oma suure armeega Venemaale, lootes kiirele võidule. Lõppude lõpuks oli ta kokku pannud ühe kõige võimsama sõjaväe, mida Euroopa, kui mitte kogu maailm, oli kunagi näinud. Kuid mida sügavamale tema armee Venemaale tungis, seda suurem koormus langes varustusliinidele. Lõpuks venitati need liinid lihtsalt liiga pikaks ja murdusid paratamatult. Toiduvarud hakkasid vähenema. Laskemoona liikumine rindele polnud piisavalt kiire. Hobused surid ja karmid talveolud muutsid kõik veelgi raskemaks. Sakslased koogesid teise maailmasõja ajal sarnast õudusunenägu. See juhtus taas Venemaal, kus natside väed tormasid Nõukogude Liidu territooriumile, lootes, et nende välksõja taktika, mis tugines kiirusele ja hoogsusele, osutub vaenlase jaoks liiga raskeks.
kuid mida kaugemale nad läksid, seda raskemaks muutus nende ülioluliste varustusliinide hoidmine. Ja äkitselt oli isegi maailma kõige hirmuäratavam sõjavägi sunnitud Stalingradis valget lippu heiskama. Ka tänapäevastes tingimustes on logistika iga eduka sõjaväe alustala. Näiteks Ameerika Ühendriikide edu operatsioonis Kõrbetorm ei tulenenud ainult paremini väljaõpetatud vägedest ja paremast varustusest. See oli ka sellepärast, et USA väed leidsid kõige tõhusamad ja nutikamad viisid tohutute kütuse, laskemoona ja muude varude liigutamiseks isegi rasketes kõrbeoludes. Kaasaegsed konfliktid nagu see ja nagu sõda Ukrainas kulutavad ressursse erakordse kiirusega, muutes logistika ja tarneahelad tähtsamaks kui kunagi varem. Selleks, et mitte ainult avaldada survet rindel, vaid ka säilitada kontroll hõivatud aladel, on Venemaa sunnitud rajama ja toetuma keerukale raudteesõlmede, ladude, kolonnide, juhtimispunktide ja transpordikoridoride võrgustikule. Ja just need ongi sihtmärgid, mida Ukraina on otsustanud hävitada. Viimastel nädalatel ja kuudel on okupeeritud aladel ja isegi nende piiridest kaugemal toimunud arvukalt edukaid rünnakuid, mis on sihitud just nendele logistikasõlmedele, mida Venemaa kõige enam vajab. Laskemoonalaod on süüdatud, raudteesõlmed on hävitatud. Teevõrgustikud on sattunud Ukraina droonide piiramisrõngasse, mis hõljuvad õhus, jälgivad maapinda ja ootavad vaid esimest märki Vene kolonnist, et sellele tuld anda. Aga Ukraina ei piirdu sellega. Nad on valmis survet suurendama, kui riigi enda kaitseminister Mihhailo Fedorov teatas 27. mail niinimetatud logistika sulgemise kampaaniast. Oma ametlikul kontol tehtud üksikasjalikus Telegrami postituses avaldas Fedorov, et tegemist on kaheetapilise programmiga, mille eesmärk on suurendada keskmaa rünnakuid ja süstemaatiliselt hävitada Vene võimekust operatiivses sügavuses. Meie ülesanne on veelgi suurendada survet venelastele tagalas ja võtta neilt võimalus aktiivseid rünnakoperatsioone läbi viia. Logistika sulgemise esimene etapp keskendub täielikult rahastamisele. Ukraina kaitseministeerium suunab tohutud 5 miljardit Ukraina grivnat, mida kasutatakse mõjusamate keskmaalöögirelvade ostmiseks, et sihtida Venemaa logistikasõlmi mitmete miilide kaugusel rindejoonest. Nende relvade hulka kuuluvad FP2 Hornet ja Kulava droonid, mis suudavad lennata pikemaid vahemaid ja püsida õhus kauem kui teised mudelid. Mõnel neist on tööraadius kuni 200 kilomeetrit ehk 125 miili. Samuti suudavad need sageli tegutseda iseseisvalt, kui nad on vaenlase territooriumile jõudnud, kasutades omaenda tehisintellekti, et maastikku uurida ja sihtmärke tuvastada, selle asemel, et sõltuda inimooperaatoritest, kes neid juhiksid. Veel rohkem Ukraina üksusi saab peagi need relvad, kuid mitte kõik. Fjodorov avaldas, et ministeerium tegutseb preemiasüsteemi alusel, kus ainult parimad brigaadid saavad kasutada kõige uuemaid ja paremaid relvi. Rahad saavad kõige tõhusamad brigaadid ja üksused vastavalt E-punkti süsteemile. Need meeskonnad, kes on spetsialiseerunud vaenlase hävitamisele operatiivses sügavuses ja näitavad selles valdkonnas parimaid tulemusi. Esimesed üksused on juba rahalised vahendid kätte saanud ja otsene hankimine on alanud. See on loogiline otsus. Keskmaa löögirelvade tootmine on kallim kui odavamate FPV droonide oma ning Ukrainal ei ole lõputult rahalisi vahendeid, millega tegutseda. Ukraina on alati tegutsenud leidlikult, kasutades oma käsutuses olevaid ressursse hoolikalt ja läbimõeldult, et midagi ei läheks raisku. Seetõttu ei oleks eriti mõistlik anda neid relvi üksustele, kes ei pruugi neist maksimumi võtta. Kuid andes need parimatele brigaadidele, suurendab Ukraina oma võimalusi edukamate löökide andmiseks Venemaa vastu, muutes sellega oma logistilise blokaadi veelgi tõhusamaks. Fjodorov selgitas ka programmi teist etappi. Me käivitame tsentraalselt hankeid suure partii keskmaa löögirelvade ostmiseks. Avatud hanked ei puuduta mitte ainult kiirust ja tootmise laiendamist, vaid ka tootjate vahelist konkurentsi, korruptsiooniriskide minimeerimist, läbipaistvust ja avalike vahendite tõhusat kasutamist. Teisisõnu, esimene etapp keskendub käesolevale hetkele. See tähendab relvade andmist brigaadidele, kes neid vajavad, et jätkata surve avaldamist vaenlasele. Teine etapp on aga pikemaajaline. See tähendab süsteemi laiendamist riiklikul tasandil, et kiiresti suurendada keskmaa ründedroonide tootmist, luua rohkem konkurentsi droonitootjate vahel ja standardiseerida hanget suures mahus, et neid relvi saaks järgmiste kuude ja aastate jooksul palju rohkem kasutusele võtta. Enne kui vaatame, miks see oluline on ja millist mõju see juba kohapeal avaldab, vaatate te Sojasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Fjodorov ootab, et Ukrainal ei lähe kaua aega, et selle programmi eeliseid näha, märkides. Juba sel suvel on keskmise tegevusulatusega löögivõimekuse hankimise tulemusi rindel tunda. Vaenlane ei tunne end enam turvaliselt isegi suurel kaugusel lahinguliinist. Ja on palju veenvaid tõendeid, mis viitavad sellele, et Venemaa kannatab juba Kiievi keskmaalöögikampaania laastavate tagajärgede all.
tõepoolest, nagu Fjodorov ise märgib, kasvab venelaste edenemise hind pidevalt. Ta selgitab edasi, et veel 2025 aasta oktoobris kaotas Venemaa iga 1 ruutkilomeetri vallutatud territooriumi kohta keskmiselt umbes 67 sõdurit. Selle aasta aprilliks on see number peaaegu 3-kordistunud, ulatudes 179 kaotuseni ruutkilomeetri kohta. Minister jätkab, et Venemaa kannab rekordilisi kaotusi, üle 35 000 sõduri tapetud või raskelt haavatud iga kuu ja meie jätkame tempo tõstmist. Ta märgib, et Ukraina on viimaste kuude jooksul 4-kordistanud vaenlase logistika, ladude, varustuse, juhtimispunktide ja varustusteede hävitamist operatiivses sügavuses ning selle mõju on selgelt näha. Mida rohkem Vene logistikat hävitatakse, seda vähem rünnakuid toimub LBZ lahingutsoonis. Fjodorov toob selle kohta välja 2 peamist põhjust. Esiteks on Ukraina kohandanud oma strateegiat, keskendudes rohkem sihtmärkidele, mis asuvad rindest kaugemal. Teiseks ei ole Venemaal enam ligipääsu Starlinki satelliiditeenusele, mis aitas nende vägedel droone juhtida, omavahel suhelda ja lahinguväljal liikumist korraldada. Ilma selle tehnoloogiata liiguvad Venemaa väed pimedalt läbi rindetsooni tapaväljade ning nende selja taga on kõik kontrolli alt väljunud. Seda on kõige paremini näha Ukraina okupeeritud lõunapiirkondades, eriti Donetski lõunaosas, samuti Zaporižjas ja Hersonis. Seel on Venemaa aastaid tuginenud suhteliselt vähestele varustusliinidele, muutes kunagised Ukraina maanteed sõjaväekonvoide marsruutideks. Ja aastaid pääses Venemaa sellega. Need marsruudid olid Ukraina jaoks liiga kaugel, et neid reaalselt ja järjepidevalt sihtida. Isegi kui Ukraina suutis aeg-ajalt mõne üksiku löögi sooritada, puudus tal lihtsalt tehnoloogia, et seda regulaarselt teha. Aga see kõik on nüüd muutunud. Nüüd on Ukrainal see tehnoloogia olemas. Tal on relvad, millega neid sihtmärke rünnata ja ta kasutab neid hämmastava tulemusega. Näiteks Donetskis avaldas Ukraina Azovi brigaad esimesest rahvuskaardi korpusest hiljuti, et nende kaubmaadroonid võtavad aktiivselt Venemaa varustusteed tulekontrolli alla. Täpsemalt öeldes sihivad nad 2 peamist teed, mis viivad Ukraina linna Mariupolisse. Üks neist teedest viib ida poole Venemaa sadamalinna Taganrogi, samal ajal kui teine ulatub põhja poole Donetski piirkonda, Volnovahasse. Need teed moodustavad osa suuremast maismaa koridorist, mis ühendab Venemaa mandriosa okupeeritud Krimmiga ja läbib selle käigus mitmeid okupeeritud piirkondi. See on elutähtis läbipääs Kremlile toidu, laskemoona ja muude varude transportimiseks Krimmi poolsaarele, eriti nüüd, kui kõik teised teed on kas hävitatud või peetud liiga ohtlikuks kasutamiseks. Azovi brigaad avaldas 25. mail kaadrid, kus nende droonid skaneerivad maanteedel liiklust, tuvastavad Vene sõjaväesõidukeid ja tabavad sihtmärke hõlpsalt. Pealdises kirjutas Azov. Azov patrullib Mariupoli ümbruse piiriala. Ukraina territoorium peab olema vaba Vene vägedest. Kõige usaldusväärsem viis selle saavutamiseks on nihutada vaenlase logistika sanitaartsoon lähemale Venemaale endale ja okupeeritud Krimmile. Üksus lõpetas. Okupaatorite jaoks ei ole enam Azovi merepiirkond turvaline. Ja kui seda tõendit uskuda, on neil täiesti õigus. Kuna üha rohkem Ukraina droone patrullib neid maanteid, võib Venemaa jaoks nende kasutamine peagi muutuda liiga riskantseks. See jätab Kremlile ilma elujõuliste võimalusteta varustuse viimiseks Krimmi, mis on samuti hetkel tugeva piiramise all, kuna Ukraina droonid ja raketid kahjustavad ja hävitavad piirkonna alles jäänud õhutõrjet ja sõjaväerajatisi. See ei toimu ainult Donetskis, vaid ka mujal okupeeritud aladel. Umbes samal ajal, kui Azov teatas oma kontrollist Mariupolisse viivate maanteede üle. Teine Ukraina brigaad, täpsemalt 412 ehk Nemesis brigaad, avaldas samuti, et Vene ametnikud olid tegelikult otsustanud sulgeda ühe oma peamistest logistikamarssruutidest, mis kulgeb üle Lõuna-Ukraina. Maantee R280, mida Kreml nimetas Novorossija marsruudiks, kulgeb läbi okupeeritud Mariupoli linna, Melitopolini, Zaporižjas ja Simferopolini Krimmis. See on Krimmi maismaakoridori viimane lõik ja võib olla kõige olulisem osa Kremli logistika mõistatusest, sest selles piirkonnas pole Venemaal tegelikult ühtegi alternatiivset teed, mida mööda varustust punktist A punkti B liigutada. Kremli väed on hakanud sellele lootma, et viia erinevat sõjatehnikat ja muud varustust läände. See kestis seni, kuni tuli Nemesise brigaad ja lasi käiku oma uue salajase ründedrooni, mida pole varem avalikult nähtud ning mis on väidetavalt osutunud väga tõhusaks vaenlase tagalas, hävitades 10 Vene veokeid ja kütuseautosid. Telegramis kirjutas Nemesis. Kaotuste ulatus sundis Vene juhtkonda ja okupatsioonivõime piirama raskevarustuse liikumist niinimetatud Novorossija maanteel. Vaenlase katsed kasutada ümbersõitudeks põllu- ja kruusateid osutuvad samuti mõttetuks. Ukraina droonid tuvastavad ja hävitavad sihtmärke edukalt igasugusel maastikul.
see seostub ka piltide ja videomaterjalidega, mis on hiljuti sotsiaalmeedias levinud ning näitavad Mariupolist väljuvaid suuremaid teid. Nende ääres on põlenud sõjaväesõidukite jäänused ja suitsevad tankishassiid. See tõestab igasuguse kahtluseta, et need teed ei ole enam venelaste jaoks turvalised. Nagu märgib Nemesis Post, pole Ukraina droonidel mingit raskust neid leida ja hävitada, ükskõik kuhu nad ka ei läheks. Isegi kui Venemaa on proovinud kasutada alternatiivseid kruusateid ja maastikuradu varustuse liigutamiseks. Loogiliselt võttes peaks Venemaa suutma selle kõige vastu midagi ette võtta. Ta väidab end olevat maailma teine parim armee. Ta kiidab oma tipptasemel õhutõrjesüsteeme. Igal aastal valab ta miljardeid dollareid oma relvajõududesse. Ometi muutuvad need samad varustusteed, mida ta väidab kontrollivat kiiresti sõidukite surnuaedadeks. Isegi kui Venemaa äärmuslikud rahvuslased ja Z-blogijad nõuavad Kremlilt tegutsemist ning võrkude või muude droonivastaste meetmete paigaldamist nendele teedele, on need endiselt õhurünnakute all. See on tõenäoliselt tingitud sellest, et Ukraina pole keskendunud ainult teedele endile, vaid ka neid ümbritsevatele erinevatele kaitserajatistele. Kyle Glenn, infotugevuse keskuse uurija, avaldas hiljuti, et selle aasta märtsis ja aprillis kasvas Ukraina rünnakute arv Venemaa õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise vahendite vastu 300%. Kokku sihiti umbes 80 süsteemi. Paljud neist on kallid ja raskesti asendatavad. Iga kord, kui Venemaa kaotab kaitsesüsteemi, muutub Ukraina jaoks selle uuesti tabamine veelgi lihtsamaks ja tugevamaks kui varem. Nagu Glenn märgib, seisneb Venemaa jaoks oht selles, et nende õhutõrjesüsteemide kollektiivsed kaotused viivad sisuliselt ahelreaktsioonina läbikukkumiseni, sest iga üksiku süsteemi kaotus muudab Ukraina droonirünnakud veelgi tõhusamaks. Ja see ei kavatsegi peatuda. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas seda 5. mail, kirjutades X-is. Keskmise ulatusega löökide arv on samuti märkimisväärselt kasvanud. Praegu toimub 2 korda rohkem lööke kaugusel üle 20 kilomeetri võrreldes märtsiga ja 4 korda rohkem võrreldes veebruariga. Ja neid tuleb veelgi rohkem, see on prioriteetne piirkond. Otsese tagajärjena tunnevad Vene üksused juba survet, täpselt nagu Napoleoni väed ja natsid enne neid aastakümneid tagasi. Nad hakkavad oma kõige olulisemaid varasid, nagu laskemoonalaod ja juhtimispunktid, rindest kaugemale viima. See on 2 teraga mõõk. Ühelt poolt võib see aidata neid asukohti veidi turvalisemana hoida, teiselt poolt muudab see logistika veelgi keerulisemaks, sest varustust tuleb vedada pikemaid vahemaid. Ja kuna Ukraina droonid muutuvad järjest paremaks nende pikemate vahemaade läbimisel, ei pruugi enam olla tähtis, kui kaugele Venemaa oma juhtimispunkte ja varustussõlmi ümber paigutab. Kiievi kiiresti arenev droonide armee leiab ja hävitab need kõik peagi. Isegi Vene ajakirjanikud hakkavad lähenevat kriisi märkama. Sõjakorrespondent Dmitri Stešin hoiatab, et kui kiiresti midagi ette ei võeta, variseb logistika lähikuudel kokku. Just sellele Ukraina loodabki. Kui Venemaa president Vladimir Putin andis 2022 aastal käsu Ukrainat rünnata, oli ta kindel, et tema niinimetatud eriline sõjaline operatsioon õnnestub. On lihtne mõista, miks. Putinil oli suurem armee, tugevam majandus ning näiliselt lõputu varu sõdureid ja sõjatehnikat, et töö ära teha. Kuid sõja kestes aasta-aastalt hakkasid Kremlil ressursid vähenema. Tankid ja jalaväesoomukid hävitati. Laevastikud kahanesid, kaitsevõime vähenes. Ja nüüd, lõpuks ometi, on Putinil otsa saamas võib-olla kõige olulisem sõjaline ressurss – inimesed. Ja ilma inimesteta, kes on valmis kiivreid tähe panema, saapaid jalga tõmbama ja marssima hirmuäratavatesse rindetsoonidesse, pannes oma elu kodumaa au nimel kaalule, pole Venemaal mingit võimalust seda sõda võita. Putin ei osanud seda ette näha. Kui sõda algas, oli Venemaal üks maailma suurimaid armeesid, hinnanguliselt 900 000 tegevteenistuses olevat sõjaväelast ja 100 000 paramilitaarseid reservväelasi. Ukraina armees oli seevastu vähem kui 200 000 sõdurit. Ajaloolised suundumused näitavad, et sissetungivad väed kannatavad erinevatel põhjustel tavaliselt rohkem kaotusi kui kaitsjad. Seega võisid Venemaa komandörid arvestada teatud hulga kaotustega. Aga nad ei saanud kuidagi ette kujutada, kui suured kaotused nende armeede ees ootavad. Kui Ukraina trotsis kõiki ootusi ja näitas üles märkimisväärset vastupidavust, hakkasid Venemaa kaotused kuhjuma. Sõja varajases staadiumis kandis Kreml iga kuu mitu tuhat kaotust. 2023 aastaks oli see number tõusnud umbes 15-20 000-ni. 2024 aastal ületas see 30 000 piiri, jõudes aasta lõpus isegi lühiajaliselt üle 40 000. 2025 aastal olid kaotused sama laastavad, keskmiselt umbes 30 000 kuus, ja see on jätkunud ka 2026 aastani.
Et seda arvu konteksti asetada, Nõukogude Afganistani sõja ajal, mis kestis aastatel 1979 kuni 1989, kaotasid Nõukogude väed kokku 15–20 000 sõdurit, peaaegu 10 aasta jooksul. Nüüd kaotab Venemaa iga kuu rohkem kui selle aja jooksul kokku. Kokku on hinnanguliselt kannatanud üle 1,3 miljoni inimese. Neist umbes 500 000 on hukkunud ja peaaegu miljon veel haavatud. See arv on üle 5 korra suurem kui riigi kogukaotused kõigis Venemaa ja Nõukogude sõdades pärast teist maailmasõda kokku, sealhulgas Afganistani sõda ja 2 Tšetšeenia sõda. Nagu märgib strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus, on Venemaa kandnud rohkem kaotusi kui ükski teine suurriik üheski sõjas pärast teist maailmasõda. Kuid võib-olla kõige jahmatavam fakt on see, et need kohutavad kaotused olid Putini ja tema Kremli kaaslaste silmis konflikti esimestel aastatel tegelikult talutavad. See ei lugenud, et 10 000 Vene sõdurid saadeti koju kirstudes. See ei lugenud, et vennad, pojad, abikaasad ja isad tapeti massiliselt või said elumuutvaid vigastusi. See ei lugenud, sest armee liikus endiselt edasi, kuigi enamikus piirkondades üsna aeglaselt, ja alati oli uusi värvatuid, kes olid valmis ridu täiendama. Tegelikult suutis Vene armee sõja algusaastatel isegi veelgi suuremaks kasvada tänu osalisele mobilisatsioonile, 2022 aastal ja järgnevatel aastatel tehtud suurtele investeeringutele värbamisse. Lugematu arv töövõimelisi mehi üle kogu riigi astus vabatahtlikult teenistusse, et Ukrainas võidelda. Enamikule neist anti mõista, et sõda saab kiiresti läbi või et nad peavad teenima vaid mõned kuud, enne kui saavad oma kotid pakkida ja koju tagasi minna. Paljusid peteti uskuma, et nad saavad kergesti raha teenida, kui liituvad, teenivad kusagil suhteliselt turvalises kohas, kaugel rindest ja siis lähevad koju, et nautida oma töövilju. Mõned aga šantažeeriti või sunniti sisuliselt liituma, kuna Vene värbajad kasutasid väga alatuid võtteid, näiteks survestasid etnilisi vähemusi ja ähvardasid inimesi väljasaatmisega, kui nad keeldusid lepingule alla kirjutamast. Meetodid ise ei olnud tegelikult olulised. Peaasi, et armeesse tuleks piisavalt uusi sõdureid, et kompenseerida kaotusi, siis Kreml saaks jätkata oma halastamatut rünnakut Ukraina vastu, kuid see ei saanud igavesti kesta. Isegi riigis, kus elanikkond ületab 140 miljonit inimest, on vaid piiratud arv töövõimelisi inimesi, kes on tegelikult valmis ja nõus lahingusse astuma. Ja mida rohkem aega möödus, seda enam hakkasid need samad inimesed mõistma, et kui nad liituvad, kirjutavad nad suure tõenäosusega alla oma enda surmaotsusele. Seetõttu muutus värbamine keerulisemaks ja Venemaa muutus üha meeleheitlikumaks. See läks väljapressimisest kaugemale. Vägistajad ja mõrvarid toodi vangikongidest välja ning neile pakuti vabadust, kui nad nõustuvad veetma aasta rindel. Sõtta saadeti ka inimesi, kellel olid kurnavad või surmavad haigused. Alustati uusi sõjaväelisi värbamiskampaaniaid, mis olid täis valesid ja propagandat ning mille eesmärk oli meelitada raskustes tudengeid sõtta, öeldes neile, et see on nagu videomängu mängimine ja lubades, et nad saavad turvaliselt teenida kaugel rindeliinist. Alustati korralduste andmist koolidele ja ettevõtetele, et nad otsiksid aktiivselt üles õpilasi ja töötajaid ning paneksid nad sõjaväelepingutele alla kirjutama. See hakkas isegi oma piiridest kaugemale vaatama, kasutades oma mõjuvõimu Aafrikas, et petta tuhandeid teiste rahvuste inimesi sõtta, milles neil polnud mingit osa, riskides oma eluga riigi nimel, mis neist ei hoolinud. Ka lahinguväljal muutusid Vene komandörid oma alluvate suhtes halastamatumaks ja jõhkraks, piinates, pekstes ja ära kasutades neid, kes näitasid isegi vähimatki märki soovist deserteeruda. Kuid sellest ei piisanud, et peatada kaotuste voogu ja takistada Vene armee aeglast, kuid kindlat kahanemist. Numbrid tõestavad seda. 2025 aasta detsembris kaotas Venemaa esimest korda pärast sõja algust ametlikult rohkem sõdureid, kui suutis värvata. Värvati või mobiliseeriti 22 000 uut inimest, samas kui kinnitatud kaotusi oli üle 30 000. Optimistid lootsid, et see on millegi erilise algus. Pessimistid kartsid, et see võib olla vaid ühekordne juhus, üksik sündmus, mida tasub küll tähistada, kuid millel pole tõenäoliselt pikaajalist mõju. Siis tuli jaanuar 2026 ja juhtus sama asi. Ja jälle veebruaris, märtsis ja aprillis. 5 järjestikust kuud ületas Venemaa kaotuste arv värbamise määra. See polnud ühekordne juhus, vaid trend ja nüüd on sellest saanud trend, millele Venemaa ei suuda leida vastuseid, kuna värbamismeetodid ei anna piisavalt tulemusi ning lahinguvälja taktikad põhjustavad jätkuvalt ränki kaotusi.
Tõepoolest, 2026 aasta veebruaris sissetungi 4. aastapäeval avaldas The Economist oma mudeli Venemaa kaotuste kohta, jõudes järeldusele, et riik oli viimase 12 kuu jooksul kandnud sama palju kaotusi kui sõja esimese 3 aasta jooksul kokku. Teisisõnu, kaotused kasvavad hüppeliselt. Just siis, kui värbamine hakkab langema. See on Kremlile katastroofi retsept ja kui mõned hinnangud viitavad sellele, et iga päev saab umbes 1000 Vene sõdurit kas surma, haavata või võetakse vangi, siis on peaaegu kindel, et riigi armee muutub sõja kestel järjest nõrgemaks ja väiksemaks. Ja pilt muutub Putini jaoks veelgi koledamaks, kui me võrdleme riigi kaotusi Ukraina omadega. Alguses kandis Ukraina tõepoolest tõsiseid kaotusi. Esimesed kuud olid Kiievi vägede jaoks brutaalsed, kui nad püüdsid toime tulla Venemaa sissetungi raskuse ja raevukusega. Kuna vaenlased ründasid mitmest suunast, oli Ukraina sõduritel ja vapratel tsiviillabatahtlikel raske jalgu alla saada. Riigi ebaõnnestunud vastupealetung 2023 aastal oli samuti madalpunkt, mis tõi kaasa suure hulga surmasid ja haavatud sõdureid. Kuid sõja edenedes leidis Ukraina viise oma kaotuste piiramiseks. See keskendus rohkem droonisõjale. See sai oma lääne liitlastelt mängu muutvat abi ning selle komandörid kohandasid vastavalt oma taktikat, kasutades maksimaalselt ära olemasolevaid ressursse ja keeldudes kopeerimast Kremlile omast sõdurite käsitlemist lihtsalt kahurilihana. Selle tulemusena on sõja hilisemad etapid olnud Ukrainale märkimisväärselt paremad, kusjuures igakuine kaotuste arv on vähenenud. Teatud mõttes on need 2 riiki järginud täiesti vastandlikke teid. Ukraina alustas sõda halvasti, kuid läks ajapikku paremaks. Venemaa alustas tugevalt, kuid on sellest ajast alates kogenud järsku langust. Mida see kõik siis järgmise sõjafaasi jaoks tähendab? Enne kui selleni jõuame, on meil veel palju sarnast sisu. Kui saad sõjasaates väärtust, ära unusta tellida. Silmitse nii tõsiste kaotuste ja värbamismuredega mõistaksid paljud juhid, et nüüd on aeg oma uhkus alla neelata ja kas alustada relvarahu läbirääkimisi või vähemalt oma sõjalisi eesmärke ümber hinnata. Aga see pole Vladimir Putini stiil. Arvukate raportite ja isegi Kremli siseringi ametnike sõnul, kes on anonüümsuse tingimusel rääkinud lääne ajakirjanikega, on Venemaa president endiselt jonnakalt otsustanud Donbassi vallutada ja jätkata seda ka etteaimatavas tulevikus. Üks ametnik väitis isegi, et nad on survestanud Putinit sõda lihtsalt lõpetama ja võtma seni vallutatud territooriumi. Nende sõnul ütleb ta aga pidevalt, ei, ma ei saa selles küsimuses kompromissi teha. Putin näib isegi arvavat, et Donbassi on võimalik sügiseks täielikult vallutada. Andmed viitavad aga vastupidisele. Sest Vene väed ei kaota mitte ainult massiliselt mehi, vaid neil on ka tohutuid raskusi territooriumi hõivamisega mingisugusegi kiirusega. Näiteks Sõjauuringute Instituudi andmetel on Vene väed 2026 aastal seni vallutanud umbes 220 ruutkilomeetrit ehk 85 ruutmiili. See on umbes sama suur kui Seattle'i linn. Vastuseks on Ukraina suutnud tagasi vallutada umbes 189 ruutkilomeetrit ehk 73 ruutmiili. See annab Venemaale netovõiduks vaid 31 ruutkilomeetrit ehk 12 ruutmiili aastal 2026. See on praktiliselt mitte midagi. Ja kõige hullem on see, et Venemaa on selle mitte millegi eest maksnud röövelliku hinna. Mõned hinnangud viitavad sellele, et iga Donbassi piirkonnas sel aastal vallutatud ruutkilomeetri kohta on hukkunud või raskelt haavata saanud üle 300 Vene sõduri. Ja surmade arv on tegelikult muutumas märkimisväärselt suuremaks kui vigastatute arv. See on Kremlile äärmiselt halb uudis. Tegelikult on see peaaegu ennekuulmatu. Tavaliselt on kaasaegses sõjapidamises kaotuste hulgas peamiselt haavatud sõdurid. Täpsemalt öeldes on tavaliselt iga ühe hukkunud sõduri kohta 3 haavatut. Mõnel juhul on see suhe isegi kõrgem. Näiteks Iraagis sai USA iga hukkunud sõduri kohta umbes 7 haavata, mis tähendab, et enamik riigi kaotustest ei olnud tegelikult surmad, vaid vigastused. Kusjuures paljud neist sõduritest suutsid lõpuks täielikult või osaliselt paraneda ja naasta koju oma perede juurde. Venemaal on see suhe aga vastupidine. Aastaid tähendas riigi lihaveski taktika, et Venemaa kaotas keskmisest rohkem sõdureid, iga hukkunud sõduri kohta sai haavata umbes 2 Vene sõdurit. Kuid mõnede hiljutisemate raportite kohaselt tundub nüüd, et Venemaa kaotab 2 sõdurit iga haavatud kohta, kusjuures Ukraina allikate sõnul moodustavad surmad umbes 62% kõigist Vene kaotustest ja ülejäänud 38% on vigastused. See on üks surmavamaid hukkunute ja haavatute suhteid kaasaegses ajaloos. Muidugi on Ukraina ametnikel palju põhjuseid liialdada või valida statistikat, mis sobib nende eesmärkidega. Kuid nende väiteid toetab üha rohkem veenvaid tõendeid ja kõik taandub ühele asjale – droonidele.
Venemaa ja Ukraina sõda on paljuski muutunud droonisõjaks. Rindejooned on täiesti küllastunud mehitamata õhusõidukitest ehk UAV-dest. Nad lendavad taevas, skaneerides maapinda elumärkide leidmiseks, enne kui ründavad täpselt ja karistamatult kõiki vaenlase sihtmärke, mida nad leiavad. Ja nad ei tegutse ainult rindejoonel, vaid ka mitme miili ulatuses selle mõlemal poolel. Selle tulemusena on Vene sõdurite jaoks peaaegu nagu kulli ja kirja viskamine, kas nad jõuavad üldse tervelt rindele või mitte. Neil vähestel, kellel veab ja kes sinna jõuavad, ootavad ees veelgi rohkem droone, mis on valmis neid maha võtma. Paljud surevad kohe kamikaze drooni põhjustatud plahvatustes. Teatud mõttes on nemad need õnnelikud. Sest need, kes saavad haavata, jäävad sageli lihtsalt ei kellegi maale lõksu, veritsevad vigastuste tõttu aeglaselt verest tühjaks, ilma et neid saaks aidata või evakueerida. Sest ka Vene meditsiinitöötajad peavad liikuma samades ohtlikes piirkondades, vältides terveid drooniparvi. Lihtsalt selleks, et jõuda piisavalt lähedale, et oma haavatud kaaslastele mingitki abi osutada. Nagu märgib Phillips O'Brien, strateegiliste uuringute professor ja St Andrewsi ülikooli rahvusvaheliste suhete kooli juht, oleks märkimisväärne, kui ukrainlased tapavad nüüd 2 Vene sõdurit iga haavatud kohta. See oleks sõjapidamises tähelepanuväärne. See ei tundu mulle ebatõenäoline, arvestades FPV droonide täpsust ja seda, et lahinguväli teeb haavatud sõdurite evakueerimise tõepoolest väga raskeks. Muidugi ei piirdu see probleem ainult Venemaaga. Ukraina peab samuti rindejoonel vaenlase droonidega toime tulema. Samuti peab Ukraina muretsema selle pärast, kuidas evakueerida haavatud sõdureid nii, et seejuures ei seataks rohkem elusid ohtu. Kuid erinevalt Venemaast, mis jätkab samade jonnakate ja raiskavate taktikatega ning kohtleb oma sõdureid lihalõikudena, mitte inimestena, on Ukraina kohanenud. Ukraina on leidnud nutikamaid ja tõhusamaid viise oma probleemide lahendamiseks, näiteks kasutades evakuatsioonide abistamiseks mehitamata maismaasõidukeid. Ukraina on samuti droonide võidujooksus Venemaast ette jõudnud, arendades mitmekesisemat ja mõjusamat droonide arsenali, et oma vastast üle kavaldada ja üle jõu käia. See on suurim ja kõige olulisem erinevus 2 poole vahel. Venemaa näeb probleeme, kuid ei otsi tegelikult lahendusi. Nad lihtsalt saadavad rohkem mehi peale ja loodavad, et probleemid kaovad iseenesest. Ukraina näeb probleeme ja leiab viise nende lahendamiseks. Nad ei lepi kunagi olemasolevaga, vaid otsivad alati võimalusi, kuidas paremaks saada, tõhusamaks muutuda ja kaotusi vähendada. Ja mida see kõik edasi liikudes tähendab, on see, et seni 2026. aastal nähtud suundumused tõenäoliselt jätkuvad. Venemaa kaotab tõenäoliselt ka edaspidi üle 30 000 sõduri kuus. Tegelikult soovivad Ukraina sõjaväelised juhid seda arvu veelgi suurendada, kuni 40 000 või isegi 50 000 nii aasta lõpuks. Kui nad suudavad sellele eesmärgile lähedalegi jõuda, oleks see Kremlile laastav. Venemaal on peaaegu kindlasti jätkuvalt raskusi vajalike sõdurite värbamisega, et oma kaotusi tasakaalustada, ja pole raske mõista, miks see nii on. Vene rahvast võidi selle sõja alguses kergesti petta, kuid pärast 4 aastat ja lugematuid läbikukkumisi suudavad paljud neist nüüd Kremli valedest läbi näha. Nad teavad, et sõda on muutunud katastroofiks ja paljud neist ei taha sellega mingit pistmist teha. Isegi need, kes liituvad, ei ole just parimatest. Sageli on nende seas etnilistest vähemustest pärit inimesi, kes tundsid survet sõtta minna, inimesi, kes on haiged või kellel on kriminaalne taust. Inimesed teistest riikidest, kes ei räägi isegi ühtegi sõna vene keelt. Või inimesed, kes tundsid, et neil pole muud valikut, kuid kellel puudub igasugune sõjaline kogemus või väljaõppe. Nii et kui nad Ukrainasse jõuavad, sureb enamik neist endiselt, liitudes sadade tuhandete oma kaasmaalastega, kes on juba enne neid langenud. Selle tulemusena muutub Vene armee järjest väiksemaks ja nõrgemaks ning Putinil pole võimalik seda langust peatada, välja arvatud mingi massiline mobilisatsioon, mida avalikkus võtaks vastu äärmise vihaga. Kuna Putini populaarsus on vabalanguses, ei saa ta tegelikult enam avalikkuse viha riskida, jättes ta 2 halva valiku vahele ilma selge pääseteedeta. Kuna armee muutub nõrgemaks, jätkub tõenäoliselt selle edasiliikumise seiskumine ja toppamine rindel, kus juures tuhandete inimelude hinnaga valutatakse vaid väikesi maalappe. See omakorda võib avada võimalusi, mida Ukraina väed saavad ära kasutada. Kui nende vaenlane nõrgeneb, võib neil olla lihtsam veelgi rohkem territooriumi tagasi vallutada, surudes venelased veelgi kaugemale tagasi ja purustades Putini lootused Donbassi täielikuks vallutamiseks aasta lõpuks. Samal ajal on oluline märkida, et ka Ukrainal on omad probleemid. Nagu Lawrence Friedman, Londoni King's College'i sõjauuringute professor hiljuti märkis, kuigi Venemaal kuhjuvad probleemid, on ka Ukrainal tõsiseid raskusi. Peamine neist on Kiievi jätkuv suutmatus värvata piisavalt sõdureid, mille tulemuseks on suhteliselt hõre rindejoon, mida valvavad peamiselt droonid.
Nii et mõlemad pooled seisavad silmitsi värbamisraskustega ja kui Ukraina ei suuda saada vajalikke sõdureid, võib ka temal olla raske rindel edu saavutada. Kokkuvõttes on Venemaal praegu siiski palju suuremad ja arvukamad probleemid kui Ukrainal. Selle kaotused on tohutud, selle edasiminek on aeglane, selle majandus on kriisis, selle juhtkond on segaduses, selle liitlased on ta hüljanud. Ja kogu selle etenduse juht, Putin ise, näib olevat üha enam reaalsusest irdunud. 500 000 tema inimest on juba surnud ja talle ei olevat mingit kõhklust ohverdada veel 100 000. Ainus küsimus on, kui kaua ülejäänud Venemaa seda talub. 2025 aasta suvel spekuleerisid sõjalised eksperdid kõikjal, et oma sõjas Ukrainaga suudab Venemaa peagi igal ööl oma vaenlase pihta välja lasta 1000 või enam kaugmaa droonit. Kindralmajor Christian Freuding, Saksamaa kaitseministeeriumi planeerimis- ja juhtimisstaabi juht, major Robert Provdi, Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ning Sõjauuringute Instituut spekuleerisid kõik, et Venemaa võib selle koguseni jõuda novembriks. Aga see oht ei realiseerunud kunagi. Selle asemel juhtus vastupidine. See polnud Venemaa, kes öösel kaugmaa rünnakute arvu dramaatiliselt suurendas, vaid Ukraina. Ning ees võib oodata arveõiendusraskustes olevale Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Ukraina ulatuslik rünnak Moskvale ja veel 13 piirkonnale. 16 ja 17 mail oli üks selle suurimaid ja kõige olulisemaid rünnakuid Venemaa pealinna vastu. Paljude venelaste jaoks on see toonud sõja koju enneolematul viisil. Režiimi jaoks on see põhjustanud paanilise rabelemise, et proovida ennustada, mis edasi saab. Veelgi suuremate ja palju sagedasemate rünnakute oht. Siin on, kuidas Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kaugmaa rünnakud Moskva vastu on põhjustanud palju segadust ja kuidas see tõenäoliselt mõjutab edasist arengut. Freudingil ja Provdil peab olema rahuldust pakkuv teada, et nende ennustused, et 1000 Vene drooniparved hakkavad mõne kuu jooksul igal ööl Ukrainat terroriseerima, osutusid tugevalt liialdatuks. Venemaa on selle arvu saavutanud vaid vaieldavalt ühe korra. 14 ja 15. mai öödel tulistas Venemaa Ukrainasse üle 1560 drooni, kusjuures suurem osa rünnakust toimus 14 mai ööl. Öiste ründedroonide arv on tõepoolest alates jaanuarist kasvanud, kuid see pole kaugeltki lähedal 1000 droonile öö kohta. Jaanuaris lasti keskmiselt välja 143 drooni, veebruaris keskmiselt 180, märtsis 197 ja aprillis 240. Mais näib päevane keskmine langevat umbes 185 nii, kuna Venemaa näib nüüd droone varuvat. Vähem regulaarsete massirünnakute jaoks, selle asemel, et igal ööl täie jõuga rünnata. Aga see on kaugel esialgsetest prognoosidest, eriti kuna teisest küljest on Ukraina kaugmaarünnakud hüppeliselt kasvanud. Ja nüüd ei muretse enam ukrainlased regulaarsete 1000 droonirünnaku võimaluse pärast, vaid venelased. See number võib küll veel kaugel olla, kuid on vaieldamatu, et Ukraina poolt Venemaa pihta saadetavate droonide ja vastupidi, Venemaa poolt Ukraina pihta saadetavate droonide arvude vahe väheneb kiiresti. 2025 aasta jooksul kasvasid Ukraina kaugmaarünnakud 5-kordseks. Märtsiks ei olnud nad mitte ainult jõudnud Vene igapäevaste rünnakute keskmisele tasemele, vaid ületasid selle, tehes keskmiselt üle 230 rünnaku päevas. Nüüd on oluline see, kui palju droone välja lastakse. Isegi kui need alla lastakse, kulutavad need väärtuslikke ja piiratud õhutõrjerakette. Nagu Ukraina väidab ka Venemaa, et nad lasevad alla üle 90% saabuvatest droonidest. Aga erinevalt Ukrainast kasutab Venemaa endiselt peamiselt õhutõrjerakette Ukraina kaugmaa droonide alla tulistamiseks. Ja nagu me hiljem näeme, ei kasva need raketid puu otsas. Aga olulisem kui alla tulistatud droonide arv on sihtmärkide ring, mida nad suudavad tabada, ning see, kui palju droone jõuab edukalt oma sihtmärgini ja tabab seda. Mõlemas arvestuses kasvab Ukraina ründetõhusus samuti muljetavaldavalt. Eriti tekitavad Ukraina droonid nüüd regulaarselt kahju Moskvas. Nüüd ei ole sellel planeedil sugugi haruldane, et riigi rikkus ja võim on koondunud pealinna ja selle ümbrusse. Kuid Moskva ja Venemaa on eriline juhtum. Nagu Venemaal sündinud USA's elav autor ja analüütik Elvira Baki selgitab oma hiljutises essees, on Moskva sõna otseses mõttes Venemaa poliitiline ja emotsionaalne süda. Aastaid on piirialad elanud sõjale palju lähemal. Belgorod, Kursk, Brjansk ja teised on kuulnud lahvatusi, näinud tulekahjusid, tegelenud evakuatsioonidega ja vaadanud, kuidas rinne psühholoogiliselt lähemale liigub. Sealsetele inimestele ei olnud sõda kunagi täielikult abstraktne, kirjutab ta. Aga Venemaal ei ole regioonidel mingit sõnaõigust selle üle, kuidas riiki juhitakse, jätkab ta. Kogu võim koondub Moskvasse. Sellises süsteemis käsitletakse äärealade kannatusi kui taustamüra.
Aga kui droonid jõuavad Moskva õhuruumi, muutub emotsionaalne tasakaal, sest Moskva pidi olema turvaline tuba. Nagu Ukraina selle kuu alguses Moskvale korraldatud ulatuslik rünnak selgelt näitab, ei ole see turvaline tuba enam turvaline ning see muudab kõik nii moskvalaste, teiste piirkondade venelaste kui ka juhtkonna jaoks. Kui otsid kindlat tõestust, et Ukraina rünnakud Moskvale on Venemaal olukorda põhjalikult muutnud, siis vaata vaid selle nädala teadet Venemaa pilootide ja lennukiomanike interregionaalsest avalikust organisatsioonist, lühidalt AOPAst. Selle teate kohaselt keelatakse juba mõne päeva pärast juuni alguses kõik tsiviilõhusõidukite lennud kõrgusel alla 16 732 jala Moskva lennutsoonis ehk FIR-is täielikult. Lennukeelutsoon ulatub ka Valgevene riigipiirini. Peterburi FIR läände, Peterburi FIR põhja, Jekaterinburgi FIR kirde, Samara FIR ida ja kagu suunas. Ja Venemaa Föderatsiooni lõunaosas kehtestatud ajutise režiimi juurde. See on tulemus, mida väga vähesed venelased oleksid isegi aasta tagasi võimalikuks pidanud. Õhuruum Moskva kohal ja Venemaa südames on madalamalt lendava liikluse jaoks määramata ajaks suletud. Nüüd tähendab etteantud kõrgus, et peale õhkutõusu ja maandumise peaksid reisilennukid siiski suutma keelutsooni kohal turvaliselt lennata. Tavaliselt lendavad tsiviilreisilennukid kõrgusel 30 000 kuni 42 000 jalga, kuna see tagab parema kütusesäästu, võimaldab vältida halba ilma ja annab lisaturvalisuse. Kuid lennukeelutsoon ei ole mõeldud nende lennukite piiramiseks. Lennukeelu reeglile on tegelikult tehtud erandeid regulaar- ja tellimuslendudele, mis toimuvad lennujaamadesse ja sealt välja. Piirangud ei kehti ka meditsiinilistele, evakuatsioonidele, sanitaarlennundusele, lennunduskeemia töödele, infrastruktuuri jälgimisele ega riigihanget alusel toimuvatele lendudele. Seega on need meetmed selgelt suunatud taeva puhastamisele, et Venemaa õhutõrje suudaks paremini Ukraina droone alla tulistada. Ukraina droonid lendavad tavaliselt alla selle 16 700 jala piiri. Enamik Ukraina kaugmaadroonidest nagu Firepoint FB1, FB1 RS1 Pars ja modifitseeritud UJ-22 Airborne tegutsevad vahemikus 1600 kuni 9800 jalga, mis on tunduvalt allpool seda kõrguse piiri. Nendel madalamatel kõrgustel lendamine võimaldab droonidel radaritest kõrvale hoida ja vältida suure tegevuskõrgusega õhutõrjesüsteeme nagu S-400 ja S-300. See sunnib Venemaad rohkem tuginema lühimaasüsteemidele nagu Pantsir ja Tor ning visuaalsele tuvastamisele, mis on drooniparvede vastu märksa vähem tõhusad. See on Venemaa jaoks suur probleem, sest tema kihiline õhutõrjesüsteem on oluliselt nõrgenenud ja mida sagedamini Ukraina ründab, seda nõrgemaks see muutub. Muidugi ei ole nõrgenenud õhutõrje probleem ainulaadne ainult Venemaale. Üks olulisemaid õppetunde Ukraina sõjast on see, et traditsioonilised õhutõrjesüsteemid nagu USA Patriot, Saksamaa Iris-T ja ka Venemaa S-300 ning S-400 ei sobi droonide vastaseks kaitseks. Need on kallid süsteemid, mille rakettide tootmine maksab sadu tuhandeid või isegi miljoneid dollareid. Nende rakettide tootmine võtab samuti kaua aega. Lihtsalt ei ole mõistlik kulutada selliseid summasid ja ammendada oma arsenale, tulistades alla droone, mille tootmine maksab vaid kümneid tuhandeid dollareid ja mida saab toota sadu kuus. USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu on selle probleemi eriti teravalt esile toonud. Patriot-süsteem on osutunud tõhusaks Vene raketirünnakute vastu. Tegelikult on see süsteem Ukraina õhutõrje raketikaitse oluline osa. Enne operatsiooni Eepiline raev oli Ukrainal juba raskusi vajalike PAC-2 ja PAC-3 rakettide koguste hankimisega, et oma Patriote piisavalt varustada. Täna haarab Ukraina kinni kõigest, mida vähegi kätte saab. Mai alguses ütles Ukraina õhujõudude pressiesindaja Yuri Ignat, täna on teatud üksustele ja patareidele määratud raketisüsteemid poolenisti tühjad ja see on veel leebelt öeldud. Me oleme sattunud rakettide osas nappusesse teatud varustusprobleemide tõttu. Ta lisas, et Ukraina on pidanud liitlastelt küsima korraga vaid 5-10 raketti sellistele süsteemidele nagu NASAMS ja Iris-T. Arvestades, et Venemaa tulistas 2025. aastal Ukraina pihta üle 700 raketti, on näha, kui teravaks probleemid on muutunud. Aga venelastel on sama probleem, kuigi see pole nii terav, vähemalt veel mitte. Seda seetõttu, et seni on Venemaal tulnud tõrjuda palju vähem kaugmaarakette kui Ukrainal. See muutub kindlasti, kui Ukraina suurendab oma Neptuni, Flamingo ja teiste uute rakettide tootmist. Aga selles osas on Venemaal olnud suhteliselt lihtne ja ta on saanud vajadusel tulistada S-300 ja S-400 rakette Ukraina droonide pihta.
Kuid kui igaüks neist maksab 300 000 kuni 4 miljonit dollarit, siis on nende tulistamine palju odavamate droonide pihta pikas perspektiivis sama jätkusuutmatu nii Venemaale, Ukrainale, USA-le kui ka kõigile teistele. Ukraina on sellele probleemile reageerinud, arendades kodumaal laia valikut droonitõrjesüsteeme ning olles inkubaatoriks arvukatele süsteemidele, mida arendatakse partnerriikides nagu USA, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Rootsi. Vaevu möödub nädalgi, ilma et avalikustataks mõnda uut mobiilset tuletoetussüsteemi, droonitõrjesüsteemi, suunatud energiaga süsteemi või muud innovatsiooni. Venemaa on nende alternatiivsete süsteemide arendamisel aeglaselt alustanud ja maksab selle eest nüüd ränka hinda, kuna Ukraina rünnakud sagenevad. Kuigi tema õhutõrje võib endiselt alla tuua enamiku Ukraina droonidest, tähendab droonide pidevalt kasvav arv, millega tuleb toime tulla, üha suuremat õhutõrje nõrgenemist ning üha rohkem droone pääseb läbi ja hävitab kriitilist taristut. Kas naudid seda põhjalikku süüvimist viimastesse Ukraina uudistesse? Just seda me siin Sõjasaates teemegi. Igapäevased uuendused ja analüüsid kõigist tähtsamatest sõjalistest ja geopoliitilistest sündmustest. Telli kanal, kui tahad teada mitte ainult seda, mis juhtus, vaid ka seda, miks see oluline on. Ukraina analüütikud Obos ja informatsiooniline vastupanu uurisid Venemaa õhutõrjet ning tõid välja 4 peamist põhjust, miks Ukrainal õnnestub järjest edukamalt Moskva õhutõrjest läbi murda. Esiteks juhivad nad tähelepanu sellele, et õhutõrjet pole lihtsalt piisavalt, hoolimata sellest, et Venemaal on üks maailma kõige ulatuslikumaid õhutõrjesüsteeme. 2026. aasta kevadeks kaitsevad Moskvat 2 tihedat õhutõrjesüsteemide ringi, lisaks mitmed positsioonid linnas sees ja erinevad haaramisalad laiemas Moskva piirkonnas. See tähendab 4 õhutõrjekihti. Ossint analüütikute andmetel on pealinna sees ja ümbruses kokku paigutatud umbes 130 õhutõrjepositsiooni. Sisemise ringi selgrooks on umbes 100 Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi ja väike arv TOR-süsteeme, mis on paigutatud spetsiaalselt Ukraina droonide ja tiibrakettide tõrjumiseks. Neid toetab umbes 25 S-400 patareid, mida kasutatakse tiibrakettide ja ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Nagu Ukraina kasutab ka Venemaa oma õhujõude droonide allatulistamiseks. Ukraina kasutab oma F-16 ja Mirage 2000 hävitajate ning Mi-812-17 ja Mi-24-35 helikopterite kahureid ja rakette. Venemaa teeb sama oma Su-35, Su-30SM ja MiG-31 hävitajate ning GA-52 ja Mi-28 helikopteritega. Hiljuti on hakatud masstootma ka tehisintellektiga varustatud Jolka käsitsi lastavaid tõrjedroone ning uusi, väidetavalt kõrgtehnoloogilisi droonitõrjesüsteeme nagu ZAK-30 Citadel, Zuba ja Titan. Ja hoolimata kõigest sellest pääses umbes 10% Ukraina droonidest, mis tulistati välja 16–17 mail, ikkagi läbi. Nagu Ukraina uudisteväljaanne Obos Rivertal märgib, kuigi Moskva ümber moodustati 4 astmelist õhutõrjevööndit ja vastumeetmete tihedus oli Venemaa kõrgeim, ei piisanud sellest kõigi sihtmärkide tõrjumiseks. Nagu selgus, oli kaitses piisavalt lünki ja haavatavusi, et loodud ringidest läbi murda. Selle põhjuseks on tõenäoliselt osaliselt teine tegur, mille Ukraina osintmeeskonnad tuvastasid. Neil hakkab laskemoon otsa saama. Aprilli lõpus märkis Ukraina sõjaväe juht Oleksandr Sõrskõi, et süstemaatilised löögid Vene tootmisrajatiste pihta kahjustavad veelgi vaenlase õhutõrjevõimekust, mis juba niigi kannatab rakettide puuduse all, et tõrjuda Ukraina mehitamata süsteeme ja löögivahendeid. Nagu varem mainitud, on Venemaa peamine linnade sisekaitsesüsteem Pantsir, kuid veebruaris teatas Ukraina, et on hävitanud poole Venemaa peamistest Pantsiri süsteemidest. Ja Vene sõjablogijad näivad neid kaotusi kinnitavat. Aprilli alguses kirjutas üks Venemaa tuntumaid sõjablogijate organisatsioone, Rõbar, et lihtsalt 10 000 Pantsiri rakettide tühjast kohast väljavõlumine on füüsiliselt võimatu, vihjates selgelt puudujäägile. Kanal lisas, et Venemaa õhutõrje raketiväed on viidud piirini ja kulutavad laskemoona kiirendatud tempos. Rüübar soovitas Venemaal võtta kasutusele droonide vastase strateegia nagu Ukrainal, rõhutades mobiilsete tulegruppide ja droonide tõrjemeeskondade tähtsust. Jolka ja teiste süsteemide kasutuselevõtt viitab sellele, et vähemalt osa Venemaa sõjatööstuskompleksist näeb seda samamoodi. Aga kas see tuleb liiga vähe ja liiga hilja? Kolmandaks teguriks on see, mida Bozrovartel nimetab tehnoloogiliseks mahajäämuseks. Nad ütlevad, et mõnel Vene õhutõrjesüsteemil on probleeme tulejuhtimissüsteemide, juhtimise, radarite,
fikseerimise, jälgimise ja sihtmärkide hävitamisega, eriti pantsiiril. Nad kirjutavad, et pantsiir saab talle pandud ülesannetega äärmiselt halvasti hakkama mitmete tehnoloogiliste probleemide tõttu, mida ei saa sanktsioonide tõttu täielikult lahendada. Nad püüavad neid osaliselt parandada, paigutades selle kõige tavalisema ja põhilisema droonide vastase vahendi väikese raadiusega alale, tornidele ja hoonete katustele. Kuid selliste meetmete tõhususe paranemine on tühine. Nüüd aga seab Ukraina sõjaväeportaal Militarnõi läbi viidud eraldi analüüs selle väite teise osa teatud määral kahtluse alla. Hiljutises analüüsis Moskva õhutõrje kohta pärast Ukraina suurt rünnakut teatavad nad, et pantsiirid on paigaldatud 2 peamisse õhutõrjepositsiooni. Mullavalli teele, millel on betoonist ligipääsuteed ja metalltornidele, kuhu süsteemid tõstetakse kraanaga positsioonile. Nende süsteemide tõstmine maapinnast kõrgemale suurendab radari horisonti ning parandab madalal kõrgusel väikeste sihtmärkide avastamist ja tabamist, ütlevad nad. Kas see on tegelikult nende tõhusust parandanud, on praegusel hetkel raske kindlalt öelda. Rõõbar vaidleb samuti vastu väitele, et pantsiir on ebaefektiivne. Eelmisel aastal juunis kirjutasid nad. Enne SMO-d, erioperatsiooni, kritiseerisid neid kõik. Aga pärast lahingukogemustel põhinevaid täiustusi on süsteemist saanud äärmiselt tõhus ja võib-olla kõige edukam Vene õhutõrjesüsteem, mis suudab isegi ründedroone alla tulistada. Nad toovad tõendina suurenenud tõhususe kohta välja pantsiiri uue raketikomplekti, mis kannab 48 miniraketti spetsiaalselt drooniparvede vastu võitlemiseks. Samuti Pantsirpantsiir SMDE variandi kasutuselevõttu. Väidetavalt on see süsteemi miniversioon, mis kasutab sarnaseid väikseid rakette statsionaarsete objektide kaitsmiseks. Kuigi need arengud ei kõla tehnoloogilise mahajäämusena, on endiselt lahtine küsimus, kuidas need uued ja siiski haruldased süsteemid tegelikkuses toimivad. Üks asi on kindel. Ukraina vähendab süstemaatiliselt Venemaa käsutuses olevate õhutõrjesüsteemide arvu, mida nad nimetavad 4. teguriks, millele viitas Abosra-Abosrovetel. Praegu kaotavad Vene okupatsiooniväed iga kuu 10 õhutõrjeüksusi, samal ajal kui nad suudavad toota vaid üksikuid üksusi. Kaotuste kompenseerimine jääb kriitiliselt maha kaotuste enda tasemest ning iga kuuga jääb Venemaa õhutõrjevahendeid üha vähemaks, kirjutab Riibar. Ukraina relvajõudude andmed kinnitavad seda. Osint-analüütik Kyle Glenn analüüsis ametlikke Ukraina statistilisi andmeid ning nende põhjal tabas Ukraina jaanuarist märtsi lõpuni 85 õhutõrjevahendit, sealhulgas õhutõrjerakettide süsteeme ja radariseadmeid. See on peaaegu 3 korda suurem kadu, kui 2025 aastal registreeriti. Glenn märgib, et kasv on umbes 240% võrreldes eelnenud 3 kuuga. Tema sõnul seletab see fakt peaaegu kindlasti Ukraina kaugmaarakettide suurenenud tõhusust. 2026 aastal samal ajal hindas Kieli instituut, et 2025 aasta alguseks tootis Venemaa 6-4 kesk- ja kaugmaa õhutõrjesüsteemi ning 14 lühimaa õhutõrjesüsteemi. Venemaa suurendas sel aastal S-400 komponentide tootmist, kuid on selge, et Venemaa tipptasemel õhutõrjesüsteeme hävitatakse kiiremini, kui neid suudetakse toota. Kui kõik kokku panna, näete täpselt, miks venelased praktilises plaanis hakkavad paanitsema võimaluse pärast, et 1000 Ukraina drooni terroriseerivad iga päev Moskvat. Kuid on olemas ka psühholoogiline aspekt ning see võib pikaajaliselt olla isegi laastavam. Bahi väidab, et rünnakud Moskvale on purustanud venelaste usu Putini võimesse neid kaitsta. Moskva on täis inimesi, kes toidavad seda sõda, selgitab ta. Nad ei pruugi sõjale vastu olla, kuid nad võivad sattuda paanikasse ja nõuda selgitusi. Nad võivad küsida, miks õhutõrje ebaõnnestus, miks lennujaamad olid häiritud, miks riik neid ei hoiatanud ja miks ametnikud ütlesid, et kõik on kontrolli all, kui kõik nägid neid videoid. Autoritaarse süsteemi jaoks on see olulisem kui tavaliste inimeste kannatused kusagil kaugel. Kremli ei saa ignoreerida ärevust oma enda süsteemi lähedal, kirjutab Bahi. Bahi ütleb ka, et need rünnakud on purustanud illusiooni, mille Vene propagandamasiin on loonud, et Venemaa võidab. Kui sõda jäi kaugele, toimis see, kirjutab ta, kuid droonirünnakud Moskvale loovad jõhkra vastuolu. Kui Venemaa võidab, siis miks rünnatakse Moskvad? Kui Ukraina on läbi kukkunud riik, siis kuidas jõuab ta tuumariigi pealinna piirkonda? Kui armee edeneb iga päev, siis miks saavad Venemaa sees naftarajatised, lennuväljad, tehased ja lennujaamad sihtmärkideks? Ta väidab, et Ukraina droonide rünnakud Moskvale ei ole ainult sõjaline piinlikkus. See ründab müüdi alustalasid. See paneb tavalisi venelasi kahtlema selles, mida neile räägitakse, võimudes ja mis kõige tähtsam, Putini seni puutumatuna tundunud positsioonis ja maines. Nüüd, nagu Baagi märgib, võivad pikemas perspektiivis Moskva rünnakud, mis hävitavad turvatunde illusiooni, lõpuks viia Putini režiimi kukutamiseni, mis võib sundida Venemaad kasutama veelgi surmavamaid vahendeid.
See on elementaarne psühholoogia. Hirmunud inimesed tahavad rohkem kaitset ja mida rohkem nad kardavad, seda irratsionaalsemaks muutub sageli see, mida nad peavad kaitseks. Praegu, nagu Paagi märgib, ei too Ukrainast lähtuvate rünnakute süvenev mõju Venemaa südamele kaasa üleskutseid sõja lõpetamiseks läbirääkimiste teel. Täiesti vastupidi. Meeleolu Moskvas ja tegelikult kogu riigis näib olevat märgatavalt karmistunud nii elanikkonna kui ka eliidi seas ning kasvab oht, et see kõik võib eskaleeruda tuumakonfliktiks. Kõvema joone pooldajad, nagu mõjukas siseringi kuuluv professor Sergei Karaganov, on juba ammu kutsunud Venemaad üles taastama oma heidutusvõimet, visates Ukrainale mõned taktikalised tuumarelvad. Kas see kutsuks esile täiemahulise tuumasõja NATOga või taastaks tõepoolest mingisuguse heidutuse, on vaieldav. Mis ei ole vaieldav, on see, et viimasel ajal on ta kutsunud üles ründama Euroopa riike, kes on seotud droonide tootmisega Ukraina jaoks. Esiteks ütleb ta, et neid tuleks rünnata tavarelvadega. Kui see neid mõistusele ei too, tuleks neid siis tuumarelvadega rünnata. Karaganov ei ole lihtsalt suvaline akadeemik. Ta on nõustanud Nõukogude ja Venemaa presidente alates 1980. aastatest ning on üks mõjukamaid inimesi riigis väljaspool Putini siseringi. Ta langes Putini siseringist välja just tänu oma karmimale lähenemisele võrreldes Putiniga. 2 aastat tagasi toetas enamik Venemaa eliidist Putini järkjärgulist lähenemist. Nüüd väidab ta, et tema seisukohtadel on selge enamus. Vene meedia ja sotsiaalmeedia põhjal otsustades on elanikkond, nagu Paagi ennustab, sarnases meeleolus. Kutsutakse neid tugevamalt lööma ja neile õppetundi andma, mitte alla andma, ning Putin näib sellele samaga vastavat. Pärast eelmise nädala Ukraina rünnakut Starobelskile, Vene poolt okupeeritud Luhanski oblastis, mille puhul venelased väidavad, et sihilikult tabati kolledži ühiselamut, hukkus 21 tudengit ja 10 said vigastada. Venemaa vastas tõenäoliselt sõja algusest saadik kõige rängema rünnakuga Kiievile ja teistele piirkondadele. Väidetavalt tabati peaaegu kõiki linnapiirkondi. Vene välisministeerium on hoiatanud, et Starobelski rünnak ammendas Venemaa kannatlikkuse ning Kiievi rünnak oli vaid uue, palju rängemate rünnakute vooru algus. See soovitas välissaatkondade töötajatel linnast evakueeruda ning elanikel hoiduda haldus- ja sõjalistest rajatistest. Vastuseks jääb Zelenski endiselt järeleandmatuks, lubades veelgi pikemaajalisi sanktsioone. Alles jääb näha, kas venelased bluffivad, kas neil on piisavalt tavapärast sõjalist jõudu, et Ukrainat tõsiselt kahjustada, või kas Putin või tema järglane, kui ta võimult kõrvaldatakse, on valmis vajutama suurt punast nuppu. Kui Kreml jätkab narratiivi levitamist, et Ukraina kokkuvarisemine on vältimatu, räägib tegelikkus lahinguväljal hoopis teistsugust lugu. Venemaa ei torma läbi Ukraina. Venemaa kannatab iga tolli territooriumi eest, mille ta saab. Praeguse edenemistempo juures peaks Venemaa Donetski vallutamiseks läbi kulutama 1,5 miljonit oma sõdurit ning kogu Ukraina okupeerimiseks kuluks 183 aastat. Junusta võitmine, Putin. Tundub, et on aeg hakata töötama krüogeense kambri kallal, et sa elaksid nii kaua, et näeksid seda Venemaa võitu, mida sa väidad olevat vältimatu. Kõigepealt suundume Donetski. Donetsk, mida Putin on kaua ihaldanud, on olnud lahingute keskpunktis sellest ajast peale, kui Venemaa juht alustas oma sissetungi Ukrainasse. Nüüd käitub Putin nii, nagu oleks 2026 aasta. See, mil Donetsk langeb. Tema kevadine pealetung keskendub kindluslinnade vööndile, mis seisab Venemaa teel Donetski oblasti hõivamisel. Venemaa on oma vältimatus võidus nii kindel, et on andnud korralduse Ukrainal viia kõik oma väed Donbassist, mille osa on ka Donetsk, välja mai lõpuks. Kui sa pööraksid tähelepanu ainult sellele, mida Venemaa üritab teha, võiksid sa uskuda Putini jutustust, et Donetsk on langemas. Aga selle enesekindluse taga peitub tume saladus. Donetsk on langemisest nii kaugel, et läheb Venemaale maksma terve armee või isegi mitu, et see piirkond vallutada. Rääkides. 20. aprillil toimunud Julgeolekunõukogu kohtumisel avaldas Ukraina alaline esindaja ÜRO juures Andriy Melnik tõe, mida Putin nii meeleheitlikult Donetskis varjata püüab. Kui Putin nõuab, et Ukraina taanduks ja loobuks, kaotab ta ise sõdureid jahmatava kiirusega ning tal tuleb neid veel palju rohkem kaotada, enne kui ta Donetski jõuga vallutab. Selle sõja jõhkra loogika kohaselt peaks härra Putin kogu Donetski oblasti sõjaliseks vallutamiseks saatma surma veel vähemalt 1,5 miljonit sõdurit, ütles Melnik nõukogule. Ta lisas, et Venemaa väited, nagu peaks Ukraina Donetskis taanduma, on naeruväärsed, sest selles piirkonnas on Ukrainal endiselt umbes 6000 ruutkilomeetrit territooriumi. Nendel 6000 ruutkilomeetril elab 100 000 Ukraina tsiviilisikuid ning igasugune üleskutse Ukrainale sellest loobuda tähendaks nende süütute inimeste loovutamist barbaarsele Vene režiimile, mis tahab hävitada kõik, mis on Ukrainale kallis.
Numbrid on šokeerivad, aga kas matemaatika peab paika? Melnikovi andmete põhjal peab ja Venemaa jaoks on kõige hullem see, et 1,5 miljonit võib olla isegi alahinnang. Selgitame kohe, kuidas see võimalik on. Kõigepealt kasutame Melnikovi numbreid. Ukraina ÜRO esindaja jõudis 1,5 miljoni inimeseni lihtsa valemi abil. Venemaal on Donetski oblastis jäänud okupeerida umbes 6000 ruutkilomeetrit. Praegu ütleb Melnik, et Venemaa kaotab iga hõivatud ruutkilomeetri kohta 254 sõdurit. Kui korrutada 6000 arvuga 254, saadakse 1,524 miljonit kaotust. Kui üldse, siis on Melnik alahinnanud Venemaa kaotusi Donetskis. Lisaks 24 000 kaotust pole sugugi väike asi, isegi kui Venemaa on juba aastaid Ukrainas igal kuul rõõmsalt ohverdanud rohkemgi vene elusid. Aga siin läheb asi Putini jaoks palju hullemaks. Kuigi 254 kaotust iga vallutatud ruutkilomeetri kohta kõlab juba hävitavalt, võib tegelik arv Donetskis olla veelgi suurem. Seda kinnitab 15. aprilli raport, mille avaldas RBC Ukraina ja kust tsiteeriti Ukraina kaitseministrit Mihhailo Fedorovit. Me muudame iga meetri Ukraina maad vaenlase jaoks äärmiselt kalliks, väitis Fedorov, lisades, et Venemaa kaotab nüüd iga ruutkilomeetri kohta 254 sõdurit. Donetski piirkonnas kaotab vaenlane keskmiselt 428 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta. Kas sa märkasid sellest tsitaadis midagi? 254 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta on kogu Ukraina keskmine. Donetskis on see arv palju suurem. 428 iga vallutatud ruutkilomeetri kohta sureb nii palju sõdureid ja see avaldab drastilist mõju nendele andmetele, mida Melnik ÜRO-ga jagas. Kui Ukraina suudab seda kurnamismäära hoida nii kaua, kuni Putin Donetski vallutab, siis ei ole Vene kaotused oblasti hõivamisel 1,5 miljonit, vaid 2,568 miljonit. Veel miljon või rohkem surnukehasid lisandub nimekirja. Kõik ohverdatud Putini kinnisidee altaril Donetskis. Kuidagi võib see, mis oleks juba niigi olnud Venemaa jaoks katastroof Donetskis, osutuda veelgi hullemaks, kui esmapilgul paistab. Piirkondlikud keskmised on Putini väiteid, et Ukraina peaks loovutama Donetski tõsiselt kahjustanud. Kui vajad selle kõige jaoks veidi rohkem konteksti, siis isegi parimal juhul tähendab see, et Venemaa kaotuste arv Ukraina sõjas enam kui kahekordistub senisega võrreldes. Ajava hemikus, mil Putin alustas oma täiemahulist sissetungi kuni 22. aprillini, ütleb Ukraina, et Venemaa on kaotanud üle 1,32 miljoni sõduri. Kui Fjodorovi andmed on õiged, näeme Donetski langemise ajaks Venemaa kaotuste määra peaaegu kolmekordistumist. Jääme hetkeks Venemaa kaotuste ligikaudse kahekordistumise juurde. Kas see tähendab, et Venemaal läheb Donetski vallutamiseks lisaks kõigile neile surmadele veel 4 aastat aega? Mitte tingimata. Kui me vaatame ainult Venemaa kaotuste kahekordistumist, siis me ei arvesta sellega, et Venemaa edenemine Ukrainas on viimase 4 aasta jooksul muutunud äärmiselt aeglaseks. Seda probleemi teeb veelgi hullemaks see, et Ukraina põhjustab praegu iga ruutkilomeetri kohta rohkem kaotusi kui kunagi varem. Selle näitlikustamiseks võime vaadata, mida Venemaa saavutas 2025 aastal. BBC andmetel suutis Venemaa 2025 aastal vallutada Ukrainas 4700 ruutkilomeetrit. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksander Sõrski ütleb, et Venemaa kaotas nende saavutuste nimel peaaegu 420 000 sõdurit. Lihtne matemaatika näitab, et see tähendab kaotuste määra 89,3 sõdurit ruutkilomeetri kohta. Donetskis on see määr 3–5 korda kõrgem. Nii et sellest näeme, et asi ei ole selles, et Venemaa oleks Donetskis täielikult aeglustunud, nii et piirkonna vallutamiseks kuluks veel 4 aastat. Ärge mõistke meid valesti. Aeglustumine on toimunud ja see süvendab Putini jaoks suurt Donetski probleemi. Aga mis siin tegelikult toimub, on see, et Venemaa kaotab iga ruutkilomeetri kohta rohkem sõdureid kui ühelgi teisel hetkel selle sõja jooksul. Kui Venemaa jätkab Donetskis pealetungi ja miski ei viita sellele, et Putin peatuks. Kui ta ei saa seda niinimetatud diplomaatilist lahendust, mida ta soovib, võib Venemaal võtta kuni 2027 aasta lõpuni ja võib-olla isegi 2028 aastani, et lõpuks kukutada Putini suurim sihtmärk, nagu väidab Sõjauuringute Instituut ehk ISV. Nii et mitte päris 4 aastat, see on umbes 2 aastat ja vähemalt 1,5 miljonit ohvrit, et vallutada osa Ukrainast, mis on vaid 1300 ruutkilomeetrit suurem kui see, mille Venemaa hõivas kogu 2025 aasta jooksul. See ei ole Putini jaoks just soodne arvestus. Kõik need numbrid näitavad, et Putinil on käes suur Donetski probleem ja ta muutub üha meeleheitlikuks, et seda lahendada ilma, et ta oleks sunnitud oma ähvardusi jõuga Donetskit vallutada täide viima. Samuti tasub mõelda, mida kõik need numbrid ütlevad Putini ambitsiooni kohta vallutada ülejäänud Ukraina. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, vaatate te sõjasaadet. Sellist sisu on veel palju, nii et veendu, et oled kanalile tellitud, kui saad siit väärtust. Niisiis, Donetsk, see on Putini jaoks paras probleem.
Venemaa juhi jaoks on olukord muutumas meeleheitlikuks, mistõttu näeme, et nõudmised, et Ukraina loovutaks Donetski ja Donbassi piirkonna, muutuvad üha tugevamaks. Need nõudmised ei ole midagi uut. Need on olnud Putini maksimaalsete nõudmiste osa rahulepingu sõlmimiseks alates läbirääkimiste algusest ning need on olnud ka peamine takistus, mis on takistanud läbirääkimistel jõuda kokkuleppeni, et rahu välja kuulutada. Kuid nüüd on Putini nõudmistes, et Ukraina taanduks Donetskist, tunda midagi kiirustavat ja ärevat. Melnõk avaldas selle põhjuse oma kõnes ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel, öeldes: praegu ei kontrolli Venemaa rohkem kui 20% Donetski piirkonnast territooriumist, mida härra Putin on nõudnud ultimaatumi vormis, et Ukraina annaks selle ilma võitluseta ära. See on puhas väljapressimine. Ukraina suursaadik ÜRO juures tõi samuti välja huvitava tähelepaneku selle kohta, mida Venemaa praegune kaotuste määr tegelikult tähendab. Ta toob näiteks Nõukogude Liidu ja Soome vahel aastatel 1939–1940 toimunud talvesõja. Selles sõjas kandis Nõukogude Liit kaotusi, mis olid umbes 100 korda väiksemad iga vallutatud ruutkilomeetri kohta, kuid sellest hoolimata oli see Nõukogude Liidu jaoks läbikukkumine, sest nad suutsid lepingu sõlmimisega vallutada vaid umbes 9% Soomest. Nüüd nõuab Venemaa suuremat protsenti, kuigi on kaotanud palju rohkem sõdureid kui Soomes. Midagi ei klapi siin. Putin üritab panna Donetskis avaldatava surve diplomaatilise kokkuleppe kaudu end ära tasuma, mis annaks Putinile palju rohkem, kui tema strateegiline saamatus selles piirkonnas võitluse käigus on välja teeninud. Ja selleks on üks suur põhjus. Putin teab, et kui tal ei õnnestu Ukrainat veenda loovutama Donetskit ja Donbassi rahulepingu kaudu, peab Venemaa nende piirkondade pärast võitlema. Ja hoolimata kogu oma hooplemisest ja Putini seatud tähtaegadest on Donetski pärast võitlemine viimane asi, mida Venemaa teha tahab. Sest Donetskis asub midagi nii hirmu äratavat, mis juba praegu hävitab Vene sõdureid tempoga, mida me pole selle sõja jooksul varem näinud. Kindluste vöönd. Võib-olla kõige ohtlikum piirkond kogu Ukrainas seisab Putini ja Donetski vallutamise vahel ning just see vöönd on juba praegu põhjuseks tohutule kaotuste arvule ruutkilomeetri kohta, mida me nüüd selles piirkonnas näeme. ISW kirjeldab väljakutse tohutut ulatust, millega Venemaa seisab silmitsi kindluste vööndi vallutamisel. Umbes 50 kilomeetri pikkune kaitseliin kulgeb põhjast lõunasse mööda H20 Konstantinivka Slovjanski maanteed ning kindluste vöönd koosneb mitmest linnast, mille sõjaeelne kogurahvaarv oli 380 000. See annab teile aimu nende linnade suurusest. Üle 10 aasta on Ukraina keskendunud nende linnade kaitsevõime tugevdamisele, kiirendades seda protsessi tohutult, kui ta hoidis Venemaad tagasi Donetski teistes piirkondades. Nüüd on kindluste vöönd selline tõke, mis põhjustab tohutut kaotuste hulka igale armeele, kes üritab seda maad mööda vallutada. Ainuüksi rahvastiku tihedus nii suhteliselt väikesel alal näitab linnastumise taset, millega Vene sõdurid pole veel kokku puutunud. See tähendab palju hooneid, mida Ukraina kaitsjad saavad Venemaa vastu kasutada. See tähendab ka palju hooneid, mida Vene sõdurid peavad hõivama, et okupeerida Donetskit. Linnalahingud on aeglased ja ohtlikud isegi parimatel aegadel ja see muutub veeldi surmavamaks, kui sissetungiv armee peab vallutama mitu linna, mis asuvad üksteisele väga lähedal. Lisage siia Ukraina kindlustused ja asjaolu, et kindluste vöönd asub kõrgemal maastikul. Ja Venemaal seisab ees tõeline ülesmäge ülesanne, kui ta kavatseb Donetski jõuga vallutada. Pidahe meeles, et kindluste vöönd on kaugel sellest kohast, kus Ukraina teeks viimase kaitselahingu. See mõiste võib kehtida Donetskis, kuid kui Venemaa saadab kahuriliha kindluste vööndisse, on kogu aeg, mis kulub Ukraina kaitse murdmiseks, aeg, mida Ukraina saab kasutada läänepoolsete kindlustuste tugevdamiseks. Isegi kui kindluste vöönd lõpuks langeb, variseksid kõik Putini ambitsioonid kasutada seda võitu hüppelauana ülejäänud Ukraina vallutamiseks, kokku kohe, kui tema sõdurid vaatavad Donetskist kaugemale ja avastavad, et neid ootab sama ees ka sügavamal Ukrainas. Kindluste vöönd rebib praegu Vene sõdureid tükkideks ja need sõdurid pole peaaegu midagi suutnud saavutada. Mitte, et sa sellest aru saaksid, kui kuulad Venemaad. Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov esitas aprilli keskel mõned huvitavad väited. Ta ütleb, et Vene väed on suutnud 2026 aastal vallutada üle 1700 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi ja 80 asulat. Märtsis ja aprillis on Venemaa kevadpealetungi käigus, mis keskendub peamiselt Donetskile, hõivanud 700 ruutkilomeetrit ja 34 asulat. Need arvud on mõeldud olema piisavalt usutavad, et tekitada illusioon, nagu Venemaa saavutaks Donetskis ja mujal Ukrainas mingit edasiminekut. Ilma, et need oleksid nii suured, et neid saaks Venemaa senise Ukraina invasiooni edenemise kiiruse põhjal kohe kõrvale heita. Aga pange tähele, et me ütlesime kujundatud. ISW andmetel on üle 1700 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi hõivamine 2026. Aastal tohutult ülehinnatud. Vähem heatahtlikud ütleksid, et see on täielik väljamõeldis.
ISW analüüs viitab sellele, et isegi kõige heldem hinnang väidab, et Venemaal on õnnestunud alates aasta algusest hõivata mitte rohkem kui 715 ruutkilomeetrit. Tõenäoliselt on see number tegelikult palju väiksem. ISW enda arvestus, mis põhineb avatud allikate andmetel, viitab sellele, et Venemaal on seni 2026 aastal õnnestunud vallutada vaid 381,5 ruutkilomeetrit Ukrainat ja 13 asulat. On ka kaotusi, ainuüksi märtsis peaaegu 60 ruutkilomeetrit, mis näitab, et Venemaa niigi aeglast edenemist raskendavad veelgi Ukraina vasturünnakud. Me ei tea, kas Putin näeb ühtegi neist numbritest, kuid isegi need ilustatud andmed, mida talle tõenäoliselt esitavad sellised inimesed nagu Gerassimov, on piisavad, et tekitada Kremlis meeleheidet. Seega selgub põhjus, miks Venemaa on nii järjekindel, et Ukraina annaks Donetski üle. See ei ole olukord, kus Venemaa esitab nõudmisi jõupositsioonilt. Putin ja tema kaaslased näevad edusammude aeglast tempot ning tohutuid kaotusi, mida selle nimel kantakse, ja nad teevad kõik, et vältida Donetski jõuga vallutamist, kuigi nad ähvardavad just seda teha. See on sisuliselt Putin, kes ütleb Ukrainale, et nad loobuksid võitlusest, mida Ukraina on võitmas. Ja Venemaa juhi meeleheide hakkab juba välja paistma. Nähes, et Ukrainal pole kavatsust Donetskit loovutada, annab Putin suuri lubadusi, et Venemaa jätkab võitlust, samal ajal kui ta palub Venemaa oligarhidelt raha oma eesmärgi toetamiseks. Seda teatas Demokraatiate Kaitsefond, mis andis 1. aprillil teada, et Putin kasutas märtsis toimunud kohtumist Venemaa äriladvikuga, et paluda Venemaa kõige rikkamatelt abi. Putini sõnul ei tohiks need ärimehed lasta end ahvatleda oma kasumit oma ettevõtetesse panema. Nad peaksid tegema annetusi riigieelarvesse, mis rahastab sõda. Hullumeelselt tundub, et see jutt töötas. Suleiman Karimov, kes on tuntud oligarh, andis väidetavalt üle 1,23 miljardit dollarit. Teised oligarhid nõustusid samuti panustama. Aga nimetagem seda õigesti. Putin käib ringi müts pihus, sest tema sõda Ukraina vastu on viinud Venemaa pankroti äärele. Ja Donbassis on veel üks tähtaeg. Venemaa plaanib nüüd piirkonna vallutada septembriks, väidab Ukraina peamise luureameti asetäitja Vadim Skibitski. Me mõtleme, et Venemaa võib seda väita nii palju kui tahab. Kõik need numbrid, mida me selles videos avaldasime, tähendavad, et me võiksime seda viimast tähtaega viisakalt nimetada lihtsalt illusiooniks. Kui me oleksime vähem viisakad, siis Putin on ilmselt peast segi läinud. Nüüd on veel üks matemaatiline arvutus, mida me saame teha, et näidata teile, kui viljatuks Putini kampaania Ukraina vastu Venemaa jaoks tegelikult kujuneb. Kui me laiendame Venemaa sissetungi ulatust Donetski piirkonnast kaugemale, siis on Venemaal endiselt umbes 80% Ukrainast vallutamata. Vaatamata Putini väidetele, et Venemaa peatub Donbassis, kui Ukraina loovutab selle territooriumi, on ilmne, et Putin tahab kogu riiki. Ta ei kavatse enne peatuda, kui ta selle saab. Tegelikult ta peatub. Ta peab seda tegema. Kui sõda jätkub samamoodi nagu praegu, on Putin liiga surnud, et näha tulevikku, kus Venemaa kontrollib Ukrainat. Mellik juhib sellele tähelepanu. Ta ütleb, et selleks, et Venemaa võtaks kogu Ukraina enda kontrolli alla, praeguse kaotuste määra juures kuluks neil selleks 183 aastat ja 122 miljonit inimest. Võid natuke arvutada, et näha, kas Melnikul on vähemalt kaotuste arvu osas õigus. Geograafia andmetel on Ukraina Euroopa suuruselt teine riik ja selle pindala on 603 628 ruutkilomeetrit. 4. märtsi seisuga kontrollis Venemaa 19,4% sellest territooriumist ja nagu varem nägid, pole nad sellest ajast eriti kiiresti edasi liikunud. Selle põhjal võime öelda, et Venemaa kontrollib peaaegu 111 104 ruutkilomeetrit Ukrainast, mis hõlmab ka Krimmi poolsaart, mille Venemaa ebaseaduslikult annekteeris 2014 aastal. Kui võtta Venemaa kontrollitav ala Ukraina pindalast maha, jääb Ukrainast veel okupeerida 486 524 ruutkilomeetrit. Kui korrutada see 254-ga, siis ei saa enne, kui Venemaa Ukraina enda kontrolli alla võtab. 122 miljonit ohvrit, vaid saad 123,57. See on hullumeelne number ja tundub peaaegu liiga ilmne öelda, et Venemaa ei suudaks seda kunagi taluda. Aga siis tuleb arvestada veel 183 aastaga. Putin, sa oled juba 73-aastane. Me ei tea, mida sa arvad teadvat inimese keskmise eluea kohta, aga me oleme üsna kindlad, et sind ei ole 183 aasta pärast enam olemas. Sa võiksid elada veel üle 2 eluaja, lisaks sellele, mis sul juba elatud on, ja Venemaa ei suudaks ikka veel Ukrainat kontrollida selle praeguse edenemise juures. Putin peaks võitmisest loobuma. Kui Donetsk üldse midagi Putinile näitab, siis seda, et ta peaks Venemaa sellest sõjast välja tõmbama, kuni tal veel võimalus on. Kui ta seda ei tee, on ta ammu surnud, ilma et oleks näinud mingit tõelist edasiminekut ja järgmine juht peab hakkama saama riigiga, mille on neelanud Putini nõutud ohvrite tohutu ulatus.
Muide, Ukraina aeglustab Venemaad veelgi, vallutades territooriumi märkimisväärsete vasturünnakutega. Aktiivne kaitsetaktika, mida me näeme kindlusvööndis, on olnud Ukraina lõunaosas äärmiselt edukas, kuna riik on vabastanud tohutul hulgal territooriumi. Vaadake meie videost rohkem infot ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige sõjasaade, et näha rohkem analüüse Ukraina sõja numbrite kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!